punk ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Game. Blouses. Karmen. Okei. Tšau, Karmen. Nii täpselt. Tšau, Karmen. Smart. See glass half full tüüpi mõtlemine, natuke naiivselt positiivne, on tegelikult aitab seda, et sa suudad probleeme lahendada kiiresti. Mul ei ole mitte glass half full, aga mul on tervelt six-pack on kõrval kuskil taustal. Need on kõik täis. Ready to pour. Millist tahad? Need on kõik täis ja ma olen täis. Ei, tegelikult ei ole six-packi joonud, me ei ole täis praegu veel. Veel mitte. Kunagi. Kell on 8. Et jõuame täis juua ennast veel. Okei. See on ikkagi hunnik juttu, mitte et täis juttu. Purjus juttu. Kõigil me oleme seda ka teinud. Tead, Henrik rääkis, et ta kuulis mingi 35 episoodi järjest ära. Meie või? Wow, okei. Nagu, kas ta ütles ka, mis algusest või kuidas? Algusest. Vai pläed. See on karm asi, mida kuulata alguses. Aga fun ka tegelikult, ma mäletan, ma ise ka vaata, see on samas imelik võib-olla nagu imelik isegi nagu võib-olla, et kuulad ise ennast või meid on ju. Aga et nagu, mäletan, ma tööl kuulasin vaata ja ma läksin nagu kaasa, ma olin uuesti seal. Aga võib-olla see on väga raske mõõta nii, et kuidas see võõrele võiks mõjuda. Ma küsisin ka, kuidas nagu oli. Mul tuli meelde, et ta mingi mitu kuud tagasi rääkis sellest, et kuulas neid episoode. Kui kuidagi oli mingi õhtul rääkisime, siis ta mingi, et me kunagi Margiga tegime podcasti. Ta oli mingi, oota, ma tahan kuulata. Lõpuks. Ja siis ma olin nagu, okei. Ja siis ma olin nagu, et need esimesed episoodid olid nagu, mis on siis 7 aastat tagasi. 2018. Ongi 7 aastat tagasi. Et ja need me alguses nagu full, me ei tea mitte midagi, mitte millestki eest. Et ma ei tea, kas me kvaliteeti muutsime, aga mis asi? Et kas me kvaliteeti oleme tagant järgi vaata lasknud korda teha vist mitte, nii et see on jah süke. Aga ei, see on kõige hullem, aga lihtsalt harjub ära tegelikult, sest su aju täidab need lüngad, et sa ei kuula seda müra, sa kuulad seda, mis räägitakse. Ei ole kõige hullemad need. Aga just ütlesin ka, et nagu need esimesed mingi 10-15 episoodi on suht nagu all over the place. Et null mingisugust aru saama, kuidas rääkida üksteisega, nii et üksteisest üle ei räägi, siis kuidas me omavahel tead need neid oli sisaks, kõik, ühesõnaga kogu asjaga ta mingi, ei, tegelikult oli jumal normaalne kuulata, ega ma arvan, et ju siis oli, sest ega ta muidu ta oleks 30, ma ei tea, mingi 4. või 5. episoodini jõudnud, kui oleks olnud kuulata. Jah, ja siis Karmen on ju ka vaata kuulas alati, et millal uus asu tuleb ja kõik see. Et ongi, et meie kuuleme hästi ja kõik see, aga nagu kui sa keskendud sellele, milles räägitakse, siis sa ei pane nii palju tähele võib-olla või nagu, et podcast nagu nii taustaks olla, et kuidagi niimoodi. Ja Karmen ütles, et ta ei ka magama vaata iga kord. Ja siis tänu sellele, et Karmen ütles, et ta jääb magama, et ütles, et vahepeal on nagu mingi räigelt vali oli see, kus ma õppisin ära, kuidas piikida teha, et sul volüümi läheks mingist asjast üle. Et vaata, kui sa räägid hästi vaikselt, siis sul nagu ongi vaikne ja siis sa paned volüümi juurde, aga siis kui vahepeal keegi mingi teeb pakaa, siis sul on nagu ja siis saad mingi ärkad üles nagu selle peale ja siis ma õppisin selle sound leveldamise ära, et ta sul ei, et need piigid ei oleks nii piigid ja et need madalad ei oleks nagu nii madalad ja see kompressioon ja kogu see asi. Väga oluline tegelikult, sest et see kvaliteet lõpuks on ka see, mis toob tagasi või nagu, et sa saad kuulata, et sa tead, mis sa saad, et sul ei ole mingit random nagu sükest. Ma eks seda, aga tegelikult see on nagu loogiline täiesti. Aga ta kuulas kõige räbumad episoodid ka ära, see, kus me tegime aastavahetusel, tegime mingi täispeaga, siis, või mingi enne aastavahetust või mingi, ma ei tea, mis iganes. 4 või 6 tundi. Siis, kuidas meil oli see mingi 5 inimese podcast, täis läbu. Nagu... Ma mäletan, see oli päris kaotiline. Alguses oli enam-vähem, aga siis inimesed jäid veidi purju ja siis see oli täis laat. Ja inimesed unustasid ära, et me isegi lindistame ja kõik vaatasid oma vahel lihtsalt. Siis meil oli ka mingisugune podcast
kus olid külalised, neid kuulis ära, alguses need olid väga awkward nagu ja siis olid mingisugused lihtsalt mingid sürteemadega mingisugused podcast'id, siis ma mõtlesin, et nagu võib-olla need peaks ära kustutama üldse. Vabalt, Aga- ma olen nõus seda mingit reha tegema, et oleks vaata, et sul on nagu best of vaata, et sul on nagu, kui sa binge'id onju, osa nimetatud vahelt ära, binge'id, siis et sul on nagu siuke noh, ma ei tea, nagu umbes mingi sari, mis on 15 osa onju, või siis ta on nüüd 8 osa, aga siis 8 osa vaatad niimoodi, et on hästi huvitav otsast lõpuni. Ma vaatan, kusjuures ma viimasel ajal vaadanud siukest, ma olen seda rääkinud ka siukest YouTube'i kanalit nagu Y-Files. Oota? See on üks mees räägib kuldkalaga. Jaa, ma tean seda. Ja siis ta viimasel ajal teeb neid compilation'id, kuna ta ei jõua neid täismõhus videoid produtseerida, siis ta teeb neid compilation'id, ta võtab neid. Ja vahepeal ma näen, kuidas ta on edit vead on sees. Nagu, et ta on mingid valed kohad sisse pannud või mingid asjad on topelt kuidagi tulnud või midagi, aga need on mingi 6 tundi. Neid annab kokku lõigata. Ja osa arvutit vaja vaata, et kes seda renderdab sul. Või tegelikult samas, kui sa midagi väga hullu. Ja nagu see ööseks pead renderdama, see ei ole mitte midagi. Ja kui sul on video valmis juba, siis tõstad selle sinna. Jaa, see ei ole üldse nii hull. Aga mul on näiteks endal olnud, kui ma podcast'i töötlen, siis vahepeal on mingid nagu teinud niimoodi, et mingi 4 inimest lindistab podcast'i, aga nad ei ole koos. Ehk siis ma pean eraldi tõstma nagu need asjad kokku. Ja siis vahepeal kogemata... Ajastama ka. No muidugi see kõik, siis see, et see kõlaks ka loomulik. Võtta loomulikud pausid, siis see, et kui sa lõpetad lause, siis sul nagu sõna, võtta sul läheb hääl läheb alla ja siis kui tuleb uus lause, et siis sul nagu loomulikult hääl see tõuseb, aga kohati sul need asjad ei klapi ja need asjad, ühesõnaga see selleks. Aga vahepeal kogemata, kas teed copy-paste või midagi, teed nagu topelt või valesti või valesse kohta, sa ei näe ju seda. No selles mõttes, et nagu kui sa sa ei kuula ju uuesti seda mingi kõike 3 korda läbi vaata. Kuna ta on horisontaalis hästi pikk uiss, siis on võib-olla raske tabada küll laheti. Ja siis teine kord, kuule, see vist sai topelt midagi, siis on mingi, mida? Ja mul on ka raske alati hoomata seda videotöötluses või mingid siuksed asjad, mis nagu jooksevad ekraanilt peitu ja on hästi pikad, aga sul on vaja just nagu zoomida sisse tihti, et nagu detailidega tegeleda, siis sealt jääb 2 silma vahele ikka midagi. Mingi video teed hullult valmis ära ja siis kuskil on see käpp nagu mingi, kus see oli vaata? Sellega on hästi kasulik, kui sa Premiere'is seda teed, kui sul on need sektsioonid, siis üles nupuga vajutad, siis ta läheb ainult sektsioonide kaupa. Ma Premiere'i midagi pärast hästi väga kasutanud, alati After Effects nagu. Okei, no After Effectsis on raskem nii teha. Sest After Effectsis ma teen vaata mingi 10-20 sekki midagi. No see on hoopis teine asi. Ma ei hakka vaata Premiere'is toppima. Aga kui on mingi siuke pikk materjal, siis Premiere on parem ja ma olen seda hästi harva kasutanud selle pärast. Ma olen teinud neid. Mul on lihtsalt see, et kui sa niimoodi skipid, siis sa näed, kus sa kogemata jätsid mingi lünga vahele, siis ta leiad seal ülesse. Sellepärast, et kui sa ootad, et ta hüppab sul nüüd järgmisesse nagu algusesse, aga ta tegelikult teeb hoopis mingi väikse hüppe, siis sa tead, siin on midagi tukses. Okei. Ma ei teadnud seda, see on nooltega lihtsalt. Okei. Peab meeles pidama. Ma räägin, ma ise ei pane tähele nagu, aga ma nii palju nagu töötlen erinevaid asju, audiot, videot ja kõike nagu ja siis nagu avastad pärast, et tegelikult nagu on seda ajaga mingisuguseid neid tricks and tips nagu tulnud. Okei, ma teinekord küsin sinu käest, kui midagi on. Aga jah, sa oled üldse nii palju teinud, et see on juba nagu professionaalne see, profi tasemel vaata, sa võid kirjutada julget CV-sse või kuidagi näes vaata. I know shit vaata. Ma teengi professionaalselt. Jaa, ma mõtlengi. Ei, ma mõtlen, et üks variant on see, et umbes, et käid mingid koolitused läbi või õpid või mis iganes vaata. Aga teine on see praktikas on alati sa hüppeliselt kasvad vaata. No muidugi on. Kõige hullem on see, et sul ei õpetata mingisugused asju ju, kuidas midagi parandada või kui sul on mingi ma ei tea, mingi tõesti mingi kohutav heli kvaliteet, nagu keegi mingi lindistanud enda mingi 12 aastat vana telefoniga mingit heli ja siis sa pead selle kuidagi kuulatavaks tegema ja siis see on omaette. Minu arust Tobel oli lihtsalt veebileht
et kus sa viskad oma audiofaili sisse ja siis ta töötab selle nagu ilusaks, et see on siuke nagu quick hack, vaata nagu mingi. See on teatud maani, ma katsetan neid asju ja see AI on väga hea, kui sul on enam-vähem kvaliteetne sisu, aga kui sul on ebakvaliteetne sisu ja näiteks sul on ka aktsendid mingisugused asjad, inimene ei räägi puhtalt, siis see on kohati nagu kui sa kuulad esimest 5 sekundit, saad mingi, korras, hakkad edasi kuulama, mis kohed mingid imelikke artifakte nagu, mis tulevad sisse ja see inimese hääl ei tundu enam loomulik. Ta teeb nagu moonutab seda nii, et ja sa kaotad ka väga palju, mis teeb inimhääle huvitavaks, on see karakter, nagu inimhääle see karakter ja sul on väga palju, isegi kui sul on madal hääl, siis sul on ka teatud kõrged hääled seal sees. Ja need kõrged hääled kaovad väga tihti ära, või moonutavad väga ära, kui sa kasutad sellist mingit seda ja sellega sa tekitad siukse nagu siukse, kuidas ma ütlen? Okei, no see on liiga rassitud lahendus ikka. Et nagu, kui sul on, ma räägin, kui sul on väga okei helikvaliteet ja sa lihtsalt tahad mingit taustamüra ära võtta või midagi, siis ta ilmselt töötab normaalselt. Või kui on näiteks puhas ingliskeelne tekst. Aga kuna ma teen niikuinii seda nagu seal Adobe Auditionis teen, sest see on täpselt samamoodi 3 klikki ja ta teeb seda palju puhtamalt. Ja professionaalse tehnoloogiaga. Ja ta teeb seda palju puhtamalt ja sul on kontroll nagu selle üle, kui palju ta, mida ta teeb. Ma arvan, et netis on kindlasti mingi parem sait või äpp ka, mis on tasutavata tänapäevaks. Ei ole, ma olen otsinud. Ei peab leidma, vaata, see on mingi umbes siuke, et kas keegi Redditis soovitab või mingi ma olen otsinud, usu mind, nagu. ma olen otsinud mingeid asju, sest et nagu enda tööd kergemaks teha, ma olen otsinud mingeid asju. Okei, ma viimased nüüd 4-5 kuud ei ole nüüd otsinud. Ja ma sellepärast mõtlengi, et mingi mul on ka tihti peale see, et ma kunagi otsisin ja siis tükk aega ei ole üldse midagi avastanud ja siis vahepeal on tekkinud, vaata. Kui keegi ütleb midagi, et ma leidsin, siis ma alati üritan proovida midagi, sellepärast, et ma tea, äkki tõesti nüüd on nagu väga hea, et nagu võib-olla see teeb mu töö mingi 40 korda lihtsamaks, miks ma ei peaks seda siis kasutama, aga enamasti need on sellised asjad, et kui ta on tõesti hea, siis ta maksab ja kui ta, nagu ma olen proovinud ka mingisuguseid nagu neid, kuidas mis on need extensionid või mis need on, mis sa saad nagu add-onid või mis sa saad nagu panna. No extension on. Ja need ei ole oma seda minu jaoks, kunagi ei ole seda raha väärt olnud. Et palju lihtsam on vaadata YouTube tutoriali auditionist, kuidas see nagu korda teha, see võtab sul, ma ei tea, 15-20 minutit aega esimene kord, et see selgeks teha ja pärast seda sa oskad seda teha ja sa ei pea midagi lisaks maksma või midagi. Ja su oskused jäävad nagu ühe tööristaja taha nii-öelda. Aga ja ma lihtsalt tuli meelde, et ma otsisin seda vaata, et kui sul on mingi JPG on ju ja siis seda vektoriks näiteks teha ja siis Illustratoril on see alati olnud siuke pool shitty on ju ja siis TikTokis on mingi video, et umbes, et mine siia saidile, teeb kõik su pildid kohe vektoriks saata. Ja siis ma vist isegi seda saiti ei proovinud, aga keegi kommentaarides ütles ka, et alla Inkscape tasuta mingi ka siuke nagu Illustratori-laadne programm, et tee sellega hoopis on ju. Ja siis ma sellega proovisin kohe ja fine-tunidest nagu seda, mis seal sai on ju. 100 korda parem kui Illustrator. Aga siis ta teeb sul need vektori pointid, teeb sul kiiremalt nagu valmis või? Mitte kiiremini, aga rohkem see on rohkem selle päris pildile, nagu originaalile on palju ligemal. Illustratoris on alati see, et kui vaata mingisugune gradient või mingi asi, siis ta hakkab seda tükkide haaval joonistab need ja siis ta näeb alati shidim välja, kui ma näen välja see mingi restoran või festival või whatever, vaata mingi sein on täis kleebitud mingid vektorit on ju, või mingid joonistusi ja siis ma näen, et see on mingi JPG on tehtud Illustratoris selleks, sest tal on see mingi shitty, nagu veits shitty'd need siuksed jooned, aga see pole ainult minu see. Ei, ma näen ka neid asju. Okay, väga. Kiku on lihtsalt mingi kogu aeg mingi türa, sa oled liiga palju tööd teinud. ja ma alati ütlen, et see on see kutseviga, vaata, et you can't help but see it, nagu see on nagu mingi elektrik näeb kohe, kui kõik elektritööd on alles tehtud või mida iganes, nagu sa lihtsalt oled programmeeritud seda nägema. Kus kohas me just käisime, nagu kuskil me just käisime söömas ja siis ma olin nagu, ma näen menüüs mingi viiteviga nagu. menüüd. Holy shit, see on mu lemmik asi, mida avastada vahepeal, sest seal nii haiget teksti pannakse.
nagu see on nii aga no samas midagi teha ei ole, kui sa teed neid iga päev nagu ja sa pead nagu kontrollima neid mingeid asju, siis see jääb tahes-tahtmata nagu külge. ja ma olen tegelikult mõelnud, et tänapäeva marketing vaata töötab ka mingi siukse nagu rohkem mingi viral asja raames vaata, siis mingi ka mingi, ma ei tea, Insta video või mingi asi oli ka, kus 2 naist naersid selle üle, kuidas menüüs olid kirjutatud mingid sõnad seal mingi midagi, vaata, mis te tule meelde, midagi strawberry küsimärk, nagu mingid väga naljakad asjad olid, vaata. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et nad olid vist Aasias kuskil, aga kui sa teed meelega, vaata, või lasedki nagu selle errori sisse, siis see müüb vaata sellega, et aga nagu siis sa pead, no jaa, aga siis see on nagu see väga fine line. Ja just, peab oskama tabada seda ja, või laskma nagu kellelgi kuidagi teha seda, kes juba loomult oskab nagu siukest nagu väikest errorit sisse, no mingi kahekeelne inimene, kes juba loomult võib-olla natukene grammatikaga lonkab. See üks hea mingi Insta või ma ei tea, võib-olla teeb TikTok ja siis ta paneb ka Instas, ma ei tea, vahet ei ole üks mingi account on, kes teeb ka mingid spoof, mingid nalju ja siis ta teeb kaartide kohta, mingi räägib mingite saarte või mingi, ühesõnaga geography mingi nalju teeb ja siis mingi Bermuda many ships go away, very spooky. Ta lihtsalt ütleb seda nii nagu Borat, aga natuke nagu kvaliteetsemalt ja siis see on nii naljaka, siis pärast seda subscribe for more. Aga full tegelane nagu. Ja siis see on nii naljakas lihtsalt, nagu ta ei ütle grammatiliselt otseselt midagi otseselt valesti, aga nagu see just see niche on seal sees, mis ilmselgelt tuleb ta nagu loomulikust rääkimisest ja siis ta ilmselt on natuke juurde pannud. Ja just. Saanud aru, mis rohkem läheb peale, on ju. Ja siis see very spooky. Just, aga täpselt see, et miks tema populaarne on või nagu siuksed lähevad täiega peale, sest et sa kohe märkad viga, kui kõik on perfektne, sa ei märka, sa siis näed ainult seda, mis sa pead nägema. Aga kui on vead, siis sa hakkab ka tegitama. See kusjuures on täiega see, ma teen väga palju siukest corporate neid podcast'e asju, intervjuusid ja mingeid asju. Ja seal on, inimesed on nagu õppinud nagu liinitööd seda tegema ja siis see on väga nagu hästi puhas, nagu siuke, nagu ma ei oska seletada seda, see on nii... Minimal error. Ja siis vahepeal nad teevad nagu mingi väikse õhkõrna pea ja siis, oota, ma teen uuesti nagu. Ja siis ma, aga nagu vahel on see okei, kui sa teed mingi stamblet, siis see on nagu, et sa oled inimene. Aga ma teinekord olen mingid sisse, ta mingi, ei, palun võtta see välja. Mingi, guys, nagu see on see, mis teeb selle asja huvitavamaks. Annab selle väikse inimlikkuse juurde. Minu arust see on, see muidu on nii nagu isegi pingeline mingil tasandil vaadata seda, et nagu, et millal ta siis vead teeb, et inimesed teevad vigu, aga ta ei tee kunagi nagu siuke nagu mingi, mida ma vaatan üldse või nagu. Ja siis tekib just see, võtta tänapäeval, kui on AI kõik. Kui on AI. Ja siis sul on, vaata see ongi puhas, nagu sul ei ole ühtegi viga, sul on need komad, mingid asjad. Ja siis sul on igav kuulata seda, sest et see tundub, seal ei ole midagi huvitavat või nagu... Ei ole need mingid vigu, vaata see sama, ChatGPT voice ja kõik see, need on ka ju vaata niimoodi, nad on meelega pandud niimoodi rääkima, et ta räägib, tähendab, kuidagi niimoodi nagu kõnepruuk on, vaata, et hästi loomulik oleks. Ma just kasutasin Google'i seda voice, text voice'i. Gemini või? Ei, see on mingi Google'il on oma, on need Gemini voice, aga sul on ka nende API-dega kaudu. Sul on võimalik ise kirjutada ja siis sa saad tema enda teksti, nagu tema ütleb. Ja Google'i need hääled on päris heaks saanud, nagu see Google'i see. Ja siis ma teen mingid videod, kus ei ole veel voice over'it, aga selle jaoks, et ma saan nagu need animationid paika panna, siis ma panime selle sinna Google Assistant nagu läbi selle sisse. Ja kui ma kuulen seda heli, ma olen nagu, holy shit, see on päris hea. Et nagu ei peakski tehtud. Jaa, ma panin mingid asjad nagu panin näiteks, et kui on akronüümid, näiteks on FTSE, see on, öeldakse FTSE ja nagu, see on nagu kõnepruuk ja siis kirjutasin FTSE sinna sisse. Esimene kord, siis ta nagu ütles seda ilusti, teinekord ma unustasin seda nagu parandada, tegin uue nagu script run'i ja siis ta ütles ise seda. Nagu FTSE, ta ütles ise seda ja see oli nagu nii loomulik, ma ei nagu, holy shit. Damn, okei, cool. Aga samas, kas ma kasutaks seda, kui mul on võimalik kasutada päris inimest? Ei. Aga
kui ma laseksin sulle seda ja ma ei oleks öelnud sulle, et see on see, sa ei saaks aru. Ja ma eeldan, see on inglise keeles. Yeah. Inglise keeles see enam, ma tean, et mul on see, noh, kuna see ei ole emakeel on ju, siis hästi väike mingi kiht, kus ma ei saa aru, et aktsent või et kas see on võib-olla AI või nii edasi, et mul läheb kõvasti rohkem aega, et sellest aru saada. Ja enamus inimestel läheb. Ei, aga kellel inglise keel on emakeel, ta tavaliselt saab natuke kiiremini aru. Sama nagu meil eesti keeles. Ei pruugi, kus juures. Minu meelest ei pruugi jaa, aga üldjuhul pigem nad saavad kiiremini. No oleneb AI-st, aga teine asi on ka see, et võtta neil on ka nii palju neid aktsente, et nagu mõtled, võib-olla see on keegi, kes võib-olla räägibki 1,5 emakeel, vaata, või ei ole vaata päris esimene emakeel, aga võib-olla räägib kogu aeg, aga tal on mingi õhkõrn aktsent juures. Absoluutselt. Aga see lihtsalt oli, osadesse kohtadesse ma pidin panema topelt space'i, et aru saada, et ta teeks selle mõnusama pausi nii-öelda sinna sisse, et oleks loomulik, kuidas sa loed. Ja just. Aga muidu komakohad, nagu see, kuidas hääletoon nagu üles-alla liigub. Ta nagu mõistab teksti. Yeah. Ja siis vastavalt sellele nagu see tekst jookseb ka, et ei ole siuke robotlik liiga. Nagu absoluutselt mitte. See, kus ta oli mingi paar aastat tagasi versus see, mis ta nüüd on. Yeah. Või siis Google Translate kurikuulus, vaata, kus sa said alati selle teksti panna nagu rääkima sulle. Aga hästi robotlik. See oli väga robotlik. Jek. Ja. See on päris nalekad asju. Ja just, ma nüüd hakkasin, mul on nüüd see ChatGPT plus, kuna töö ja igast asjadega on nagu seda on lihtsam nagu kasutada. Ja vahepeal on mõni päev ei kasuta üldse, aga mõni päev tahad täiega kasutada. Ja siis on väga tüütu, kui sul järsku ja enam ei saa seda kasutada. Ja ma tean. Ma jooksin piiri peale sellega iga kord. Ja siis, no mul on sellega ka Suno ja mingid muud asjad, vaata on, Suno on need, mis teeb muusikat. Ja see on selle ChatGPT-ga nagu koos. By the makers of ChatGPT, here's Suno. Ja nagu, seda ma ei lasta. Oled testinud, ühesõnaga mängin sellega täiega, okei. Ma täiega ei ole mänginud. Ma olen teinud mingeid üksikuid neid pilte, ma olen D&D-l teinud näiteks mingid, Oksana õpetas mulle, et nagu kasutas seda, siis ma ei nagu, üli hea point, siis ma olen paar korda teinud. See on täpselt õige muusika, vaata. Ja, et sellega nagu, ütleme nii, et see on nagu hit or miss, sa teinekord võid saada nagu mingi üli hea asja, aga teinekord sa võid saada siukse asja, no mida ma teen. Ja. No loodetavasti see areneb, vaata, see aastaga võib siukse hüppe teha, et sa oled nagu mingi wow, või et nagu sul on hea meel, et sa kasutad seda. Okei, vot see on vittu. Mis sa sinna ütlesid talle? Meil oli, reisil oli inside joke lihtsalt nagu iik, et nagu see on tšehhi keeles aitäh. Pane natukene mikrofoni rohkem. Seda vittu väga. Ei ole õige. Täiesti nagu mingi laul lihtsalt ju. Ja, sealt mõtle, mis ma seal veel olen teinud. Saad genereerida sellega valmis, et Eurovisiooni loo. No põhimõtteliselt. See on rahulik. Väga ilus. Väga ilus. Ma olen seda kusjuures isegi ma ükskord kuulasin seda, tulin linna, siis ma panin kuulasin seda. Sõitsin bussiga linna. See oli nagu siuke rahulik. Siuke rahustav, taustav muusika. Aga mul ei ole seda mingit viha selle AI asja vastu. Lihtsalt kui kaua see tuleb veel, see vokaal tuleb ka veel. Okei. See on lugu. Oli ju see vokaal ka ju. Sorry, siin ei ole. Ma mõtlen, mis see oli siis? Ma mäletsin, ma tegin mingisuguse selle. Kui sa teed Eurovisiooni loo ja leiad kellegi, kes laulab selle laulu ise sisse, vaata, siis on taustamuusika olemas. Jah? See oli äkki või? Jah.
Vaata, siin on natuke kuulda seda. You made the call, the heroes throw. When the odds were high, the shadows grew. You swung the axe and it struck true. See on nagu mingi paroodia laul. See ongi. Every scar you hid inside. Nagu, Päris lahe. see nagu, Sa saad teha selle, et Bard laulab. jah. On ju? Ja sa kirjutad ise lüürika. Ja just, on ju, ja kirjutad laule valmis ja siis umbes, et ma esinen ja siis saad selle vaata teha. Läks päris lahe. Ei, aga see ongi, see lihtsalt, see annab sulle võimaluse, kui sul on mingisugust random sisu vaja teha, siis sa saad sellega seda teha kuidagi, noh, lihtsasti. Näiteks, kui sul on võimalik rentida endale stuudiot, laulja, bändivennad, kõik nagu seda. Ja sul on mingi, lihtsalt teha näiteks mingit komöödiat või mingit nalja või mingit asja. Ja sa saad hetkega selle põhimõtteliselt nagu, see on nagu enda custom nagu lahenduse vaata. Noh, Fiveri saad tellida kellegi käest vaata, on ju. Ja, aga see ei ole kunagi see. Ma mõtlen, et noh, lähim asi sellele vaata on nagu siuke hästi analoog lähenemine põhimõtteliselt. Aga siis... See on crazy tegelikult küll, jah. Ja sama on sellega, nüüd saad ka neid videosid teha. Ja siis ma tegin eelmine aasta, uus aasta tegin mingi video nagu Why is my couch crying? Seal ta ülinaljakad sõnad kirjutas kokku, nagu me olime täiega kõveras, naersime lihtsalt selle peale. Nice. Ja siis ma mõtlesin, et see oli nii naljakad sõnad lihtsalt, et ma sellega nüüd on, mis see Google'i video asi on? Jaa, mäletan, see oli mingi Vimo või Veno või Vemo või mingi asi. Ja siis panna nagu kirjutada, nagu lasta AI-l teha video, kogu muusikavideo, kõik nagu full. Väga lahe läks, jah. Jaa, cutscenes. Sa saad teha cutscenes, nagu see, kui on sul D&D campaign ja siis sul on nagu mingi transition või mingid asjad, vaata, et siis sul on cutscene mängib, vaata, et need heroed või mingi umbes, et recap, mis eelmine kord toimus ja nüüd tulete või nagu täpselt selle ja siis cutscene tuleb või mingi. Jah, täpselt. Päris lahe. Aga see võtab aega nagu selles mõttes, et kui seda päriselt, ütleme, kui seda konkreetselt, kui me räägime D&D-st, siis D&D-ga on näiteks see, et ma olen kasutanud seda miljöö loomiseks, näiteks mingi pildid teinud. Of course, jah. Aga seda teinekord sa saad mingi esimese 2 korraga või esimese 3 korraga sa saad nice, läheb kaiku. Teinekord tahab mingit asja saada mingi 10-20 korda, siis sa oled nagu aga sa oled juba kõigile muule teinud. Kurat, nüüd on imelik, kui ma siia ka ei tee. Oksana rääkis, et tal läks mingi 3 õhtut, et nagu mingid asjad teha nagu et ega ta ei ole ka nii, et sa kogu aeg saad nagu niimoodi kiirelt teha, aga kas ma ütlen, kui sa ei oska mingeid asju teha või ütleme, et sul läheb aega näiteks sul läheb mingist oskusest jääb natuke puudu, et seda kiiresti teha, siis ta kiirendab seda protsessi, et saada see esimene nii-öelda versioon valmis, aga ta ei ole kunagi nii hea, mida ma näiteks, ma ei tea, kliendile annaks või midagi teeks, et... No, ma olen alati lootus see, et mingi asi püsib nii kaua, et ta ei suuda nii palju areneda, et sa saad seda kasutada päriselt nagu, suhteliselt täpse tööriistana, vaata. Ma ei tea, kas sa nüüd seda Photoshopi oled kasutanud nüüd. Photoshopis pidi olema see, et ta genereerib, et sa ütled, et tee mulle seda ja siis ta teeb seda. Ma ei tea, kas sa oled kasutanud seda feature'it? Oota. Et Photoshopis pidi olema nüüd, ma ei ole ise kasutanud seda, aga et sa kirjutad talle remove background and make the colors match each other või midagi. Tal on see mingi action bar, kus sa saad panna kohaks seda genereerida mingit shit'i või markeerida midagi ja võtta aga siis sinna saad kirjutada, et tee seda. Aga ma ei ole seda uurinud. Ta ei ole nagu, ta tavaliselt ütleb selle splash screen'i peale, et sul on see uus midagi, et ma ei ole nagu seda näinud, et see midagi uus oleks. Aga võib-olla see oli betas veel. See tuletab meelde seda, et Google'il oli ju see mingisugune Photoshop killer. Äkki see oli Google'i oma siis, jah? Ma arvan, äkki seda mõtled, jah? Äkki oli Google'i oma, jah? See oli nagu, et Adobe sul on putsis, vaata. Aga ma ei usu, see nagu... Ei, no inimesed alati ütlevad selleks, et see klikiks. Aga samas jällegi, vaata Canva üle naerdi ka, aga nüüd päris palju kasutavad Canvat. Sest et ma ütlen kogu aeg, Adobe on nii monopol, tal on nagu 0 arengu point, sest et üle kellegi võistelda, vaata. Ja siis muidugi tulevad Canvad ja asjad, kus hakkavad actually täitma inimese vajadusi, et sa ei pea mingid haiged tööristu selges õppima mingi 98 aasta loogikaga. Vaid et kõik on intuitiivne ja tänapäeva loogikaga. Adobe vastu oli mul mitte midagi muud peale selle, et ta võiks vähem arvutit koormata. Neil, vaatasime mingid videot selle Adobe kohta, et neil on ammu juba see hästi corporate nagu kõik asjad, et nagu kõik on ainult selle peale
väljas, et nagu profit versus see, et actually toodet teha selliseks, et inimesed tahaksid osta, vaata. Ala mingi siuke predatory moves, kus on need inimesed ei saanud aru, et nad subscribe isid aastaks. Yeah. Ja umbes, et mingi ülinuss oli sellest lahti saada ja no mingid siuksed, et sa ei tee siukest asja, kui sa ei ole nagu kui sa oled normaalne firma ja usud oma tootesse ja nagu see nussi inimest tajus. Et salaja raha võtta nagu. Mida vittu nagu, see värites ju. See kõik nurisevad samas ka nagu selle Adobe hinna pärast. Aga sellega on ka minu meelest see on siuke kaheti nagu asi, et minu meelest kui sa kasutad seda tööks, siis see igakuine tasu ei ole nii suur. Aga kui sa ei kasuta seda tööks, on see meeletu. Ja, täpselt. Ja sellepärast on mingi student discount ja mingid muud discountid, aga samas kui sa oled siuke nagu freelancer väga, siis sul on vähe valikuid. Aga ja no, ka näiteks seal saad ka osasid, mingid ainult osasid programme kasutada. Ja nüüd on minu meelest Lightroom ja Photoshop minu meelest teevad väga palju asju, mida vanasti Illustrator näiteks tegi. Ja nad on cross band ja. Ja, et näiteks Lightroomis nüüd sul on need maskid ja asjad, mis tähendab seda, et sa saad nagu maskida erinevaid asju. Photoshopi neid loogikat kasutada. Jah, natuke. Ja minu meelest see võtab, see on päris palju võtnud seda ära vajadust, et fotograafidel näiteks, et nad peaksid nagu enda pildi Photoshopiga sisse panema. Illustratorisse tekkisid kõik need efektid, mis on see filter all, vaata need efektid. Ammu juba, aga kõik need samad efektid tekkisid Illustratorisse nagu juurde nagu. Ma ei ole neid kasutanudki. Illustratoril alati mingi need omad efektid, aga need nagu eraldi riba on seda. Ma ei olegi kasutanud need. Et ei pea minegi Photoshopi minema selleks nagu. Et ma räägin, et seal on variandid, aga nagu jah, eks ta on. Aga ma kasutan Pigmat nii palju kui saab, sest et see on hästi intuitiivne. Ma ei tea. Intuitiivne on õige. Intuitiv, jah. Et asjad, mis paned mingi mitut asja laiali ja nagu sorteerid ja nagu teed seda Photoshopis, see on kõik siuke slow ja siuke sluggish. Photoshopis saad ka ju vaata nüüd artboard'i ja asju teha. Ja, aga ta on alati hästi aeglane ja mida rohkem mul neid on, arvuti jookseb kinni ja faili tule lahti. Sest et mingi vana see kõik. Ma mingisugused asjad tegin Photoshopis artboard'idega, ma tegin mingid bannereid tegin niimoodi, et nagu erinevad variandid vaata, et sa tõstad nagu vaata need eraldi nagu välja. Ja ma just ei tea su. Aga see jah lõpuks läks nii suureks, ma ei mäleta, mis see faili suurus oli nagu ja see arvuti oli nagu kuule äkki tulema ennast lihtsalt. Ta lõpuks vaata hakkab ütlema sulle seda, et PSD formaati enam ei saa, nüüd on PSB nagu mingi gigabait suurne. Ja siis ongi see, et mul on ka mingi, iga mingi projektiga tekivad neid faile ja asju vaata, ja siis mul on mingi 10 gigabaiti üks kaust ja ostan neid mingid välise kõvakettaid asju. Crazy nagu. Ja siis Figmas on samal ajal see, et ta kõik on in the cloud ja kõik on see ma panen põhimõtteliselt 100 korda rohkem asju ja ta on ikka kiirem kui Photoshopis ja nagu mingi minimaalsed asju on actually vaja Photoshopis, on mingi fototöötlus või mingi konkreetsed siuksed väiksed detailid või mingi poster, mingi siuksed, aga kõik muu on nii mugav Figmas nagu toimetada. Seal on samamoodi see freeform laadne asi ja siis on mingi 3 erinevad mingid siukest base põhja, mille otsa saad asju teha vaata. Ja ma ei imesta, et Adobe tahtis neid ära vastada mingi miljardite eest. Aga see ei läinud läbi, sest et nagu... Jah, see mingi lükati monopoli. Too much monopol nagu, jah. Aitab juba, sest Adobe oligi kõik need After Effectsid ja Premiere'id ja Illustratorid, Dreamweaver, see veebi mingi asi. Ma kunagi kasutasin Dreamweaverit. Just. Ja mingid, kõik need olid võõrad firmad, mis toistis kokku. Ja mingi Photoshop oli ainukene, mis neil oli actually enda oma. Ja Illustrator ka. Ja Illustratoris ka, jah. Aga ja üks on veel neil. Mis on mitte Illustrator, aga mis üks veel on, mida... InDesign. InDesign, jah, just. Ja InDesign... Ja oota, üks on veel, millega raamatuid tehakse. Ja ongi InDesign, jah. Ei, oota, üks on veel. Kuule, üks asi on veel, mida... InDesign on küljendajad, Illustrator on, kui sa teed vektorid, Photoshop on, kui sa teed pilte, mingi asi oli veel, kui sa teed mingi 3D, mitte 3D sketch, aga kui sa teed mingid, aga võib-olla see oligi InDesign. Kuule, ma ei mäleta ka enam. No InDesigni juba see layout on selline, et sul on nagu lehed niimoodi jooksevad. Et on see esikaas ja siis tulevad need järgmised lehed niimoodi 2 kaupa.
et sa saad panna mingi flyeri või mingi väikse selle see on mind huvitab. voldiku või mis iganes või raamatu. Adobe Products. Acrobat, Express, Dreamweaver, Illustrator. Dreamweaver on nüüd Audition, Fresco, InDesign. ja Audition ka, jah. Ma ei imesta, kui see Audition on ka neil kuskilt sisse ostetud nagu. Ja see tundub küll, jah. Aga võib-olla oligi siis InDesign nagu mida ma mõtlesin, aga minu meelest oli nagu midagi oli veel mingi siuke asi, mida kasutati, mida meil minu meelest mingi moeinimesed kasutasid ka. InCopy. Ainuke asi, mis mul tuleb meelde, mis... Aga ma ei tea, kas sa oled viimasel vaadanud seda Adobe, seda Product Suite'i või? Nagu... Ei ole. See mingi haigelt suur on see lihtsalt. Seal on nii palju väikseid programme lihtsalt. Ma mingi mõtlesin, ma pole kuulnudki pooli asju. Ja. Et veits on crazy see ja kas on vaja nii palju vaata? Et nagu igaks ajaks on mingi oma äpp lihtsalt. Aga võib-olla siis on nagu, võib-olla see, ma ei tea, võib-olla... No nad on ammu aja jalgu jäänud vaata, et see on nagu väga innovatsiooni tuleselt nagu. On ainult nagu, hea näide ongi see, et jooksevad, sörgivad järgi teistele vaata. Ja siis juba see näitab seda. Jaa, oota, teeme ka kiiresti. Jaa, aga see minu meelest kõik suured asjad teevad ja Apple'il on samamoodi ju nagu kõik teised, nüüd vaata vanasti see, et Apple tegi mingi asja ja siis kõik nagu tehnoloogilise asja, siis kõik tegid järgi ja nüüd on minu meelest vastupidi, et nagu kõik teised teevad ära ja siis Apple ootab, kuni see tehnoloogia on õiges kohas ja siis teeb enda mingi variatsiooni sellest. Aga vähemalt nad ikka pingutavad selle nimel, et toode ise oleks ikkagi kvaliteetne ja hea ja nagu mingi, et ikkagi exciting, et nagu okei, see täidab kõik mu vajadused enam-vähem vaata. Versus Adobel ei toimu seda. Ma ei tea, minu meelest nad on väga sarnaseks läinud. Nagu, aga üldjoontes on täiega. Nagu ma vajan täiega, kui oleks mingi hea alternatiiv Apple'ile, ma hüppaks jump ship so quick. Seda küll, jah. I mean, mulle meeldib see, et raske matchida seda kvaliteeti, et kuidas nad pingutavad selle nimel, et kõik on hästi kvaliteetne. Ja see ongi, sul ei ole turul mitte midagi muud sikast. Nagu. Mingid asjad on ligidale sellele, aga kui sa hakkad nagu hargnema ja ehitama seda võrgustikku, family of devices vaata. Aga Samsungi asjad ei ole ka halvemad. Hakkavad nagu jäävad jalgu veits. Mul on kunagi meeldinud, kuidas nagu, kui ma vaatan seda, ma ei taha seda kasutada. Ma arvatsen sellest ka, et sa oled nagu, ma olen ise mõelnud selle peale, et miks ma ei ole kunagi nagu tagasi läinud, on see, et see on nii suur harjumus on sees. Ja kui ma vaatan näiteks uuemaid Androidi mingid versioone või asju, need on nii sarnased iOS-iga. See on putsis, see on nagu identne praktiliselt. Seal on nii vähe on nagu neid erinevusi. Ja vanasti olid need, kus on mingid drop-down menjud ja mingid asjad, et need olid erinevad. Need on ka nüüd nagu nii sarnaseks läinud. Täielik see overlap toimub. Et seal ei ole nagu enam suurt vahet. On küll, jah. Aga kes see ongi, mis ma isegi võib-olla mõtlen ka, et nagu see nothing phone või vaata mingid siuksed, mis on mingi hästi teises suunas. Ja need on siuksed, ma kasutaks seda, kui see oleks nagu hästi nagu kõrgele arendatud ja ma ei tea, mainstreamiks läinud. Nende need uued kõrvaklapid tundusid päris huvitavad, need üle overheadid. Ma ei näinud. On ka see transparent või? Ma näitan sulle. Näita. Nothing ear one. Nothing in my ear. Ei, oota, aga siis... Oota. Ei, aga need on need... Need ei ole need... sa mõtled overhead, on ju? Ja. Sest need ma mäletan, need oli ikka... See on juba minu jaoks kohe tuttav, sest ta nägi... seal on nagu näha, et see disaini on tehtud, vaata. Näed. Et... Näitame teistele ka siis. Ja, just. Shabeam. Näed, siuksed. Ja. Seda ma mõtlen nagu, et see on siuke, et vau, see tundub exciting, et ta on nagu uus ja teistsugune ja ta nagu pingutab. Need on, näed, mustad on ka siuksed. Aga mulle meeldib, et vaata, see on siuke nagu retro disain veits, siuke nagu kasti disain, aga vaata kõrvad on ikkagi nagu kõrvad. Ja, loogiline. Ja minu meelest nad näevad nagu peas nad näevad ka minu meelest nagu veits vaata nagu kassett või vaata nagu see. See on, kurat, kas mul tuleb meelde, see on see, millest Apple inspiratsiooni võitis.
sa mõtled Teenage Engineering või? see oli mingi üks kindel selle kodutehnika disainer nagu või kes tegi nagu elektroonikat ja asju. Johnny Ive? Ei no see, ta töötas seal, aga see on mingi nagu, ma vaatan korraks. See oli mingi saksa nagu mingid muusikamakid ja siuksed asjad, vaata. Ma vaatan. Vaata. Dieter Rams. Et see Nothing Phone läks ka nagu selle allika juurde, kus Apple alustas. Mis see, kuidas sa kirjutad seda? D, nagu D-I-E. D-I-E. Ter. T-R. Rams. Vaata tema need siuksest, on sarnane stiil vaata minu arust. Siuke hästi siuke täpne ja kandiline ja siuke Bauhaus, jah. Ja see oli, millest Apple oli inspiratsiooni võtnud, et tooted võivad näha nagu lihtsad, aga ilusad. Ja just on ju. Ja siis see on inspireeritud vist sellest on ju. Siuke oli vaata see vinüülimängija, jumala lahe ju. Kas see tuletab mulle meelde seda Concrete Vinyl Player. Okei, päris lahe. Issand. Nagu, see on full betoonist tehtud nagu vinüülimängija. Ja samal ajal on mingi nõel, sõidab mingi isuguste ketta sisse graveeritud joone sees ja teeb selle terve orkestri muusikat. Siin on terve tehtud nagu, see on lihtsalt setup nagu. Aga siin on see päris, need kõlarid tehti ka siuksed, nagu mis sellega kokku käivad. See on mingi halli. See full. Aga see nagu, ja see on 80s disain. Baarein ja Bergain. Ja sellest on tehtud mingi inspiratsiooni mingisugused asju, nagu inimesed on. Aga põhimõtteliselt on nagu betooni valatud lihtsalt kogu see nagu juhtmestik ja asjad ja siis nagu, miks ta ei peaks töötama vaata. Ja just. Mulle meeldib, kui on siuke out of box nagu mõtlemine mingisugusele siuksele. Aga see on 80-ndad, siis sai nagu igast lollusi teha. Nüüd on nagu, vaata teine asi on see, et minu meelest inimestel on nüüd nii suured lootused igast asjadele, et nagu kui see toode ei ole nagu 130%, mitte isegi 100%, aga kui see toode ei ole 130%, siis kõik virisevad selle üle. Kõik kogu aeg vinguvad, kõik kogu aeg kirisevad mingi asja üle ja kunagi ei ole keegi rahul. I mean, you can blame Apple, et spoilis veits inimesed vaata, alguses peale vaata, et vau, on ju. Siis sa nüüd ootad kogu aeg, et oleks vau. Ei, aga siis nagu minu meelest on see, et ära tee siis. Nagu keegi ei kohusta sind laskma iga poole aasta tagant sisuliselt uut telefoni välja või iga aasta nagu. Kui sul ei toimu midagi, siis ära tee sellest suurt asja, et meil on nüüd uus telefon. Sul ei ole uut telefoni. Tahad rohkem müüa, jah. Ja, aga nagu minu meelest see tekitab minu meelest suurema efekti nendel die hard nagu fännidel, kes on aga see on ju see sama sitt ju. Lihtsalt see on nagu mingi võib-olla teine värv peale pandud ja ma arvan, et inimesed niikuinii tegelikult ei taha iga aasta uuendada telefoni ka, eks ole. Need on üksikud inimesed, kes iga aasta uuendavad. Ja, või kes on nagu mingi, et ma pean, mida on juba harjumus, on ju. Aga loogiline isegi oleks see, ütleme, et praegu tuli see 17, eks ole. Et siis aasta pärast on hoopis see mingi 17S või mingi... No kunagi oli, vaata. Just, et mingi... Aga seda ei tuleks nagu minu meelest, sellest ei tuleks suurt asja teha, et iga aasta on iPhone 16 tuli välja, iPhone 15 tuli välja. Need olid kõik nagu põhimõtteliselt sama telefon, 13 kuni 16 oli minu meelest sisuliselt sama telefon. Ja see olid mingid väiksed muudatused ja nagu inimesed, kes võib-olla mingid inimesed on mingi ja no ei. Ma teen null vahet, kui on 13 kuni 16. Ma ei tea null vahet neil kõigil. Kui sa neid kõrvuti ei pane niimoodi, siis sa ei tee mitte mingit vahet. Isegi kui sa paned kõrvuti, ma ikka ei tea. Ei, siis sa teed. Kuidas? Sa teed vahet. Aga kuidas? Ma ei oska sulle öelda, aga... Ma ei tea neid värve ka, et milline värv oli, milline maa. Ma ei oska sulle peast öelda, aga ma tean, et sa teed vahet. Ma tean, et selle järgi ma saan võib-olla öelda, et suurused... kaamera, need lähevad suuremad. Jah, see on ju. Aga ta on mingi... 15-16 ma ei sa teed ikka vahet. Kui sa kõrvuti paned, sa teed vahet. Aga kui sa ei ole need kõrvuti, siis... Või kui sa nagu piisavalt kaugemalt vaatad, või nagu piisavalt digitalt vaatad, siis teed vahet, aga kaugemalt juba ei saa aru. Kui su telefon on nagu lihtsalt niimoodi, et sul on see ekraan ülesse
ja sul on kaugemal see telefon, sa ei tee mitte ühelgi telefonil ja ei teegi, kõik võtavadki võõrad sa ei tea, kas see on Samsung, kas see on iPhone, kas see on mingi muu. Kõik võtavad võõrad telefoni kogu, see on normaalne. Et need on kõik ühesugused lihtsalt. On küll, jah. Sest nagu me kaotasime kõik nupud ära, et see ekraan, vaata, ja siis no mis siis saab? Siis saabki see, et on ainult ekraan. Jah. Ja see oli see, millal tuleb esimene ainult ekraaniga telefon? No nii, nüüd on siin. Palju õnne. Ja siis Samsung üritas neid kurve teha või mingeid asju. Ja see läks kadus ära. Kedagi ei huvitanud. Seal ei olnud mingit pointi, on ju. Aga mulle tegelikult ma ootan seda, kui Apple teeb selle klapiga. Oilil on see klapiga see telefon. See on... Ma mõen selle peale, et mitte miski takista, ta ei pea, see kumerus, ta ei pea eksisteerima, see võib 2 erinevat ekraani olla, aga lihtsalt tee nii, et see vahe on nii pisike, et ta on umbes nagu see notch või midagi. Aga vaata, see on sellepärast, et kuna Samsung juba tegi, siis ei saa teha palju, sa ei saa kehvemat varianti teha. Ei, ma mõtlen, siis ta on sul täpselt sama kvaliteet ekraan nagu siin on, aga see kumer on alati see sidime, nagu ta vaatad peale, siis ta on aga sidim. sa ei saa teha, vaata, sellepärast, et kui ta on, sul peab olema mingi füüsiline asi, nagu sa ei saa teha ta nii, et ta on seamless, noh, et ta on ei, ma mõtlengi, ei, see seam on täiesti nagu nii, et see on osa sellest. Okei. Või siis... Aga ma arvan, et tänapäeva inimesed ei aktsepteeri seda. Aga ta on nii filigraanselt peenike, et sa ei saa isegi aru, et midagi nagu oleks... Ma arvan, et inimesed ei aktsepteeri seda. Sest et kui sa vaatad landscape'is, ei, ma tahaks lihtsalt testida, ma tahaks näha... Kui sa videot vaatad niimoodi, siis see juba nagu rikub su seda vaatamist. Aga vaata see, mis ma rääkisin ennem, on see, et vaata, kui sul need notificationid tulevad nüüd, siis vaata, ta on läbipaistev, et sa näed seda pilti siin taga, et see mulle meeldib. Ja. Ja mulle meeldib ka, kui seda pilti ei söö liiga palju mingi kast lihtsalt. Suvaline valge kast. Aga see meenutab mulle vana Apple'i disaini nagu mingi aastast 2010 või midagi või nagu rohkem. No see iOS 7. See on see, mis ma rääkisin. See oli see OG Apple'i disain, hästi siuke nagu robustne ja siuke nagu... Aga ta oli, siis ta oli õhuline. Siis tuli see flat disain hästi ja siis sealt tuli ka esimesed need läbipaistva taustaga ja blurred background see... kui sa vaatad seda iOS 7 ja siis nagu, et kuhu ta enam-vähem nagu jõudis, siis nagu on näha, ma võrdlen seda sellega, praeguse selle glass disainiga, et see on umbes samasugune, aga kuidas see arenes nagu teiseks asjaks, basically the same, aga nagu täiesti praktilisem ja loogilisem, et see glass on umbes samas kohas, ma arvan, kui nad muidugi pingutavad, et seda arendada ka. Ma arvan, et on sellepärast, et nad on nii sellesse sisse läinud, nagu nad on nii palju seda vaeva sinna pannud, et nad ei saa sellest enam tagasi minna. Vahepeal, kui sa vaatad hästi, mingi huvitav taust on, vaata, ja siis nagu scrollid natukene näiteks notification screen'i või midagi, või koonid, kui nad seda teevad üle, siis kuidas see iga väike detail, kuidas see klaas murdub selle valguse all, nagu ma imestan, et minu telefon seda välja võtab. Aga see on good design, või kui see on kõik hästi tehtud, nagu see optimization'id ka, et ei nõua ka palju telefonilt. Ega ma lihtsalt olen imestanud lihtsalt, et mul on 4 aastat vana telefon. Jah, on 4 aastat vana telefon ja mul töötab see uus uuendus, töötab põhimõtteliselt sama hästi kui uutel. Väga hea, kui need see tarkvaraarendus ei jalgu selle riistvarale. Ja minu meelest see on väga lahe. Ei, meil oli see pilt nendest vinüülidest ette. Ma just tahaks vaatama, mis see plaat nagu on seal. Vast huvitavalt võrgu. Ma vaikselt tahaksin vinüüle koguma. Päriselt, jah? Oota, sul on mängija või? Ei. More exciting on ju? Ei, mul oli idee lihtsalt selles, et nagu ma tahan majja kindlasti teha, ma tahan teile maja ehitada ja siis ma tahan kindlasti, et majas oleks nagu siuke kuulamise koht. Nagu mitte nagu siuke, et nagu lihtsalt mingi teleka all või midagi, vaid et sul on reaalselt nagu siuke mingi kõlarid, nagu ja sul on see, kas sa tead, vaata seda P. Diddy'l oli ülihalb näide, aga tal oli, jah. Üks muusikavideo oli, kus ta oota, mul samas näidata. Ja ma tahtsin just öelda, et... Kui ma heli ei pane, siis ma saan äkki näidata. Aga kui sa tead, kus see on, vaata, sa saad kohe näidata. Ja ühesõnaga ma tahan sellist asja ehitada, siis mõtlesin nagu, et aga nüüd vinüülidega need odavamaks ei lähe.
nii et sa mõtlesid nagu pigem ma alustan juba ei, see makes sense to me nagu. Ja nagu exciting ka, vaata. ja siis on põhjust vaata nagu see nagu tekitab selle ootetunde, vaata ka. Et võib-olla sa oled kuulanud isegi seda muusikat ja või saad kuulata seda igal hetkel tõenäoliselt, aga ohtule see näeb nii retro välja. kus see oli nii Kurat, ma ei tea, kas ma tean seda. ja bla 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 minu meelest oli see lugu. Miks see nagu 80s välja näeb? sest et see oli stiil. Kurat, võib-olla ma olen sassi. Ma mõtlen, et see laulja oli mingi 2000-ndatel. Et siis ei saa olla 80s, vaata. aga see on ma olen tehtud nagu siuke stiil. Võib-olla tõesti. aga kurat, see on mingi teine lugu siis. ma mõtlen, mis lugu see oli siis. PDD speakers ma ei tea. Okei, ma ei leia seda. Ma pean selle üles otsima, mul ei tule. Hello, good morning. Äkki oli see? See on ka siuke lugu. Aga siin olid juba reklaamis piits. Ühesõnaga, ma ütlen sellest, et istus maha nagu ja siis nagu istus maha ja tal oli see tead vaata siuke nagu Sonyl olid CD-mänge nagu, mis läks nagu pikku pidi, kus sa said nagu mitu CD-d sisse panna. Ja siis ta kuidagi pani selle sinna sisse, see kuidagi mingi tegi laheda mingid liigutused. Sa mõtled, et see CD oli nagu niimoodi? Jah, nagu vertikaalselt. Vertikaalselt. Ja ma vist olen näinud midagi sellist. Ja siis ta istus nagu mingisuguse ülimugavasse nagu tugitooli maha ja siis see sound blastis vaata talle peale. Oota, okei, nüüd kui sa kirjeldad sellest. Ma ei mäleta, mis see loo nimi oli. Igastahes. Ma arvasin täiega, et see oli see lugu. Ju siis ei olnud see lugu. Igastahes. No tal on palju lugusid ka. Ja siis mul ongi mõte nagu see, et sul on siuke kuulamise nagu koht, kus sa saad, kus on mingi 1 või 2 tugitooli, siis on siuke mingi laud, kus sa saad oma mingi joogi või mingi asja panna ja siis paned näiteks mingisuguse vinüüli, paned mängima ilusti ja siis kuulad kas siis kõlaritest või paned nagu head klapid pähe. See on nagu sul on kõrval see lugemisnurk ka vaata. Jah, ja siis sul on aken on nagu vastas. See on nagu loomulik summutaja juba. Ja aken on teisel pool vastas, sa saad näiteks aknast välja vaadata ja lihtsalt naudid mingit plaati või midagi, sest ma olen viimasel ajal vaatad, kuidas lund sajab õues. Jah, või näiteks sügisel lehed kukuvad. Sest et ma viimased 1,5 aastat ma olen rohkem tarbinud muusikat albumites kui niisama üksiklugusid. Ma mäletan, sa oled rääkinud seda, jah. Ja ma olen siiamaani nagu edasi. Sellest ma soovitasin sulle seda kanalit ka YouTube'is, kus üks vend teeb neid nagu ülevaated ja asju, ta on ülipopulaarne, teeb just seda, et ta kuulab albumi läbi, vaata. Et kindlasti see palju sükest muusikat leida läbi tema midagi. Et see ja jah, sellepärast ma hakkasin vinüüle, ma lihtsalt sellega, et sa nüüd vinüülidest rääksid, siis ma tuli meelde, et ei no, kõik kiidavad alati vinüüli, et see on OG, no. 3 vinüüli. Ei, 4 vinüüli. Ei, kuskilt peab alustama. Ühel hetkel sul on 3. Nagu, nüüd make sense. Kui sul on 100 aega edasi. Aga vinüüliriiul, raamaturiiul, vaata. Ja CD-riiul. Ja no CD, jah. Sellepärast, et CD-d on nagu, CD-d on tegelikult paremad kui vinüülid, sellepärast, et nad ei kaota oma kvaliteeti. Kui sa hoiad neid, siis nad ei kaota oma kvaliteeti niimoodi. Aga CD on siis ikkagi superior, jah? Nagu tegelikult on, sest et, aga lihtsalt probleem on selles, et CD-del ei kirjutatud sama kvaliteediga lugusid nagu vinüülidele. See on lihtsalt see vahe. Aga vinüüli see kvaliteedi, see siuke nagu mingi noise. See fenomen on lihtsalt see on see soojuse asi. See annab juurde. Lihtsalt seda ei ole CD-l, aga CD ise on parema kvaliteediga. Ja teine on see, et kui sa vinüüli kuulad, siis teil on teatud arv, mida sa saad kuulata, sest CD-l see on põhimõtteliselt lõpmatu arv. Make sense jah, et on digitaalne. See laser ei hävita sul seda CD-d ennast ära küll, aga see nõel lõpuks sööb selle ja ta kraavib kogu aeg. Lõpuks ta ikkagi nagu ja mingi hetk sul enam see vinüül ei ole enam selle kvaliteediga. Et loomulikult see kuulamiste arv on meeletu. Aga kui see on lemmik album. Jah, kui sul on 3 vinüüli. Täpselt. Või jah, ostad, leiad mingi lemmikalbumi. Jah. Osta 2. Ühe kuulad. Üks on kuulamiseks, teine on riiulis. Ja siis, kui oled nagu mingi aastaid kuulanud seda, paned selle OG peale ja siis kuuled, et kuidas võrrelda. Sa kõlas niimoodi. Tugev. Ei, aga CD-d on lihtsalt, ma arvan, et näiteks mulle meeldivad CD-d, sest näiteks autos
ma saan CD-d nagu panna sisse ja null nagu seda müra, null mitte midagi, sul ei ole seda lag'i, et nagu mingi Bluetooth ühendab ära või et kuule, see ei tule, siis tuleb mingi Netti pole. mis iganes, sul on igal hetkel on see muss olemas ja see sunnib sind kuulama seda 20 või 25 track'ilist playlist'i ja minu meelest see on, kui seda päriselt muusikat kuulata, siis see on minu meelest oluliselt parem kui see, et sa endal mingid see tänapäeval on aina rohkem see probleem, et liiga palju valikut on, vaata. Ja siis see ajab natukene hulluks. Et kui sul on nagu, ainult see on, siis see kinda nagu isegi parem. Siiamaani mul on see, kui mul on aega enne mingit roadtripi või midagi, siis ma teen alati endale roadtripi playlisti ja vanasti, kui mul ei olnud seda võimalust, siis ma kirjutasin alati roadtripi plaadid. Ja kui mul oli pikem roadtrip, siis ma kirjutasin mitu plaati. Ja siis ma alati kuulasin neid plaate, kui ma läksin sinna sellele roadtripile. See alati nagu, ma teadsin, kuhu ma lähen ja siis ma mõtlesin, see on see vibe, mida ma tahan nagu. Ja siis sul ei ole vaata seda varianti, et nagu, mida ma panen? Ei, sa lükkad CD sisse ja paned play ja sul on kohe... See on täpselt see, mis ma olen ka teinud aastaid nagu. Alates plaatidest kuni playlisti välja. Ja nagu suuremas mastaabis on see nagu mingi suve playlist või mingi niimoodi vaata, et kus on nagu rohkem kolakoosa ja siis on mingid konkreetsed playlistid. CD-ga on see ka, kui sa hästi kirjutad, siis ta tasandab ka sul volüümid ära, sest et kui sul on MP3-d vähesed... Sa võtad audio CD, kui ta kirjutab, mitte MP3 CD. Siis ta tasandab sul ka selle heli ära, ehk siis sul on teatud piirini loomulikult, aga siis sul on ühe volüümiga see CD, kui sul on mingi hunnikus erinevaid kvaliteediga MP3-sid, siis ta... Kvaliteet ka. Kuuled mingit lugu, paned täiega põhja, sest et nagu ta ei ole, ja siis tuleb järgmine lugu, see mingi karjub lihtsalt sulle kõrva, sa mingi Ma mäletan, need MP3 nagu muusikaplaadid, mis mul olid küll siuksed, et mõni oli nagu raadiost linnistatud siuke vaata. Ja siis teine mingi hüperkvaliteetne. Netis said mingi suvalise sita. Mingi 50 cent in the club, 1,5 megabaiti, let's go. Mingi 32 kuradi, ma ei tea, mis see GPS või mis see? 32, ei, GPS kilobaiti per sekund. Ei, ma mõtlen seda heli, seda, mis ta on mingisugune, tahaks öelda BPS, aga et mingi 325 beats per second? Jah, mingi 300 ei, aga see on rütm. Ja vist, ma tahan öelda BPS, aga ma tean, et see oli see audio 320 KPB. KPBS, jah. Mis iganes see tähendab? Kilobaiti. Kilobaiti, jah. Kilobaiti per second. Ja siis 128, 320 on ju. Lossless on vist mingi üle 300. CD kvaliteet oli vist 250 äkki või 240 või midagi siukest. Keskmine. Jah, see on hea CD kvaliteet ja hea CD kvaliteet on... Minu seda sa ei jätta valida. Kui sa kirjutad, sa said valida. Ei, aga sul peab see põhi olema ka. Sa ei saa lihtsalt, kui sul on mingi shitty kvaliteet, siis ega ta ei tee paremaks seda. See on nagu see, et sul on mingi üliväike pilt ja siis enhance. Mida sa enhance'id? Seal on mingi 3 kuubikut nagu, sealt ei enhance'i midagi välja. Ei, sellega, seda ma omal nahal juba tean, aga mina nagu katsetanud, et nagu ühesõnaga, et audio sa saad ise, siis kui sul on need kvaliteetsed failid, sa ikkagi sellest nagu täpselt nii kõrge kvaliteet vaja. See on päris hea. Meil on make sense, miks ei peaks saama. Kunagi tegin kogu aeg, võtsin, mul endal ei olnud, ja siis isal oli see läpakas, kus ka kirjutada said CD-sid. Ja siis ma olin kogu aeg, siis kui vähegi võimalus oli, ma mingi paps, sa kasutad enda arvutit või? Ei. Joink! CDRV! Ma olin nagu mingi, tõmbasin nagu mul mingi kuhjad erinevaid CD-sid, tegin ühe playlisti, siis kirjutasin selle valmis, siis kuhjasin teised CD-d, kirjutasin endale teised CD valmis. Ja. Mul oli ka mul on siiamaani need jalanõukarbid täis, vaata. Mul on keldris on mingid kastid neid täis, siis mul on kodus mingid kastid neid täis. Aga ma vahepealt olen kusjuures neid, ma leidsin mingi uue kasti, siis ma mingi, võtsin mingi peotäie, viisin autosse, panin need... Lihtsalt random, panin, mul on autos 7 CD-d saab sisse panna, 6 saab sinna panna ja 1 saab veel eraldi panna. Lappisin täis, sõitsin mingi kuhugi, kuulen, päris hea lugu. Issand, mis siit lugu. Päris hea lugu.
kuule, see on päris hea. Okei, see paneb mind kahetsema nüüd selle, et ma selle originaal Maci, millel oli see audio CD. jah, et ma andsin ära selle, vaata. Nüüd tegelikult oleks fun, sest ma ei kasutanud USB-d ka. Ma ostsin kunagi teise Maci autole, et USB pulgaga kasutada. Aga nüüd ma kasutan niikuinii seda, et ta on selle, teeb selle raadiojaama, vaata. Kvaliteet on siia-sinna, aga kui sa vähemalt viitsid, ma saan oma mussi panna. Mina olen küll teinud nagu, kui on mingid head need. Mis sul reis? Kuulaja helistab. Mis asi see? See ei olnud kõne või? Ei, ta hakkas lihtsalt randomly mängima mul Suno seda. Mis asi? What the fuck? Okei, see oli küll random. Nüüd ma saan aru, miks sa niimoodi see reageerisid. Siis ma mõtlesin, et keegi helistab sulle, vaata. Ei. Sa arvad, mul on helina peal või? Ma mõtlesingi seda, et miks see nagu, sa saad selle... Ja, et mul on siuke helin. Ei, kontaktipõhine, vaata äkki. Aga nagu, et sa saad panna ju selle umbes, et kui muidu ei luba kõnesid, mida iganes, siis üks inimene on lubatud sulle. Ja, ei, aga nagu... Ma olen pannud niimoodi, et need mingid tunnates tarbid ja asjad, vaata, et kui pereliikmed helistavad, siis nagu nemad saavad ikka helistada. Ma ei ole pannud. Igaks juhuks nagu. Ma ei ole pannud. Sest seda ei juhtu, see juhtub hästi harva, vaata. Mul juhtub väga tihti, seepärast ma ei pane. Okei, makes sense. Et muidu on vaata see tekstina, vaata mingi WhatsApp või midagi. Aga et helistada, siis see on nagu mingi siuke, päris midagi vähe. Aga jah, okei, CD siis tegelikult võiks siiamaani kirjutada. Et see on siuke, ma kuidagi ei olnud seda nagu enda jaoks nagu kuidagi selgeks kunagi teinud, et mis see kõige parem meedium on praeguselt, mis meil on olemas, vaata. No mul on ju hunnikus kassettegi veel. See ongi üks ja ma kuulasin, ma võtsin vanaema käest, ta tahtis ära visata. Aga tal on siuke vana, siuke veneaegne kasseti magnetofon, nagu siuke, kus on full võimuga koos kassetimängija põhimõtteliselt, ainult kassetimängija. All in one või võimuga? Lihtsalt üks. Kõlarid on vaja ikkagi? Kõlarid on ikka vaja, jah. Okay. Ta on võim, võim, jah, et kassetimängija. Ja kõlarid pead nagu eraldi ühendama. Ja kuulasin siis neid kassette. Sita kvaliteediga ikka. Ja siis mul on kasseti player siin. Ma kuulasin vahepeal neid. Niimoodi, et mul on kodus, mul on kirstu täis, siuke, kohver, ütleme, kohvri täis vanu kassette. Ja siis ma kuulasin üks nagu, töötad midagi, siis samal ajal kuulasin kasseti neid lugusid. Ühest otsast väga mõnus oli kuulata selles mõttes, et jällegi sa ei vali, sa lihtsalt lükkad kasseti sisse, hit play või kõigepealt kerid tagasi, võtad play. Täitsa võitsis. Panna. Ja siis saab A pool läbi, keerad teise poole, siis tuleb B pool. Aga... Ta mautas ka vist vähem laule. Ei, ta mautas ka mingi 20 lugu kuskil. Oli päriselt nii palju? Mingi 15-20 lugu. Võib-olla jah, mingid hiljemad said seda. Ja, need olid ka 90 minutit. Mul on isalised rõunik. 60 minutit ja 90 minutit tõid kassetid minu meelest. Okei. No ja just, et 60 vaata. See on väga vähe tegelikult. Tänapäeval oli ükski album nii pikk. Enamus albumid tehakse tänapäeval mingi 40 minutit ja niimoodi. Oota. Ei, ma mõtlen nagu... Ma ei mõtle nagu albumit, album oli alati lühem, ma mõtlen, et kui sa nagu audiot CD-le teed oma playlist, siis paned maksi täis, vaata. Ei no seda jaa, aga nagu albumid, vaata kui artistid lased albumeid välja, siis vanasti oli nagu ikkagi miinimum oli mingi 20 või 18 või niimoodi. Tänapäeval, kui sa vaatad need albumid, mis välja lastakse, sul on seal mingi 10 lugu pluss mingi, millest 10 loost võib 2 olla mingit interluudi, nagu kus on mingi minutilised trackid lihtsalt ja sa saad 8 uut lugu. Ja siis on 10 lugu. No, aitäh. Vau, milline uus album. Ja siis sa saad mingi, siis teeb keegi nagu mingi artist teeb mingi 20-loolise selle albumi, saad mingi, vau. Eks see alguses on alati see, et sul on tihedamalt rohkem pakkuda, vaata, ja lõpuks hakkab see kokku kuivama. Ei, aga praegu pigem on see lihtsalt, et albumid ei ole, artistidel ei ole pointi albumit teha, sellepärast, et see meedia tarbimine on nii muutunud. Ja et see meedia tarbimine on niimoodi, et sa pead tegema TikToki loo enam-vähem selle jaoks, et keegi kuulama hakkaks seda, siis sa paned selle striimimiskohtadesse üles, inimesed kuulavad seda lugu, lisavad selle kuhugi playlisti ja that's about it nagu. Need inimesi, kes päriselt albumeid kuulavad, ma arvan, on mingi
vähe . ja see on mingi veits teine kunst nii-öelda , et see mainstream on hoopis teine . ja need , kes on nagu päris , nagu ütleme , jällegi me tahame päris artistid , kõik on päris artistid , nagu ütleme nüüd suuremad artistid või midagi , kes on noh , kellel on seda stuudiot ja nagu seda raha neid asju teha , siis nemad teevad võib-olla , aga seal on ka , mul ei tule praegu niimoodi , ma ei oska nagu varrukast võtta , aga ma olen kuulanud ka mingeid suuremaid artiste , teevad ka mingid 12-13 loolised albumid ja siis see on tõesti siuke nagu noh veidi pettumust valmistav , No nagu mingid- sul terve albumi kogu kestvus on 40 minutit midagi ja siis see on nagu siuke , see mingi noh , instrumentidega muusika , mingi rock ja siuksed asjad , vaata . mingi . no need teevad isegi normaalselt nagu . Nad vist lasevad ikka albumi The Black Keys just lasi uue albumi aa välja . jaa , ma mäletan . nagu , millal just ? august , kuud , nii hiljuti . juuli-august , midagi sinna ma mäletan midagi , ma nagu ühel hetkel avastasin . juuli või august , midagi siukest Aga ma ei mäleta, ma kas- kuulasin just alles septembri alguses äkki kuulasin selle albumi läbi . täitsa okei album oli , kuigi no, kohati oli nagu kordav ja nagu ei olnud mingit nagu uut mingisugust nagu väga vibe'i . osad lood olid nagu sellised nagu , kuidas ma ütlen siis , nagu eredamad , et seisid rohkem välja ja teised olid siuksed nagu huvitav , kas ma kuulasin seda , ma vist ei ole kuulanud seda . või äkki kuulasin ühte laulu . no tihtipeale on näiteks , et kui sa kuskil iganes , kas kasutad Spotify'd või Youtube'i , siis sul tuleb üks lugu tuleb välja ja siis sa kuulad seda , aga sa ei pane tähele , et et tegelikult tuli sellega koos ka terve album või midagi . või siis näiteks singel tuli välja ja nädala aja pärast tuleb album , aga sa vaatad , et ma juba kuulasin seda lugu , vaata , aga tegelikult see on tegelikult on sama album cover art ja siis see on tegelikult on terve album . just , ja võib-olla nad lasevadki tihtipeale lastakse ju see esiksingel välja , millega on albumi nimi väga tihti seotud ja just siis sa ei pane tähele , vaata seda , nagu et see on treiler jah , sellele ülejäänud muusikale . Gorillaz laseb kohe uue albumi välja . Oh really ? Jah. millal , kas nad on vahepeal tegutsenud ka või see on nagu mingi üle pika aja mingi uus ? 2022 äkki midagi sinna okei , nad on ikka tegutsenud vahepeal . lasid ja nad on , aga need ei ole olnud siuksed nagu väga kuidas ma ütlen siis , väga nagu no sama nagu Black Keys ja see Gorillaz , kõlapinda leidnud . et nad on nagu see piik käis ära , vaata . nagu kõik on võimalik , aga nagu üldjuhul vaata siuke piigib ära , et siis nagu enam albums , nii . Blablabla . no aga okei , fuck you Google . useless . Google on täiesti useless viimasel On ajal küll, nagu jah. . nii , stuudioalbums . näed , see tuleb välja ja lihtsalt sa ei näita , millal , released 2023 okei , no siis Ja ikka väga 2020. hiljuti . 2026 järgmise aasta märtsis . ja Nad on 2018 ikka , lasknud järjest , oota , näita üles veel , 2020 ja eelmine oli 2018 . 2018 , ei , nad on 2017 ikka , ja 2010 , vaata siis oli see jaa , vahe . siin oli käpp . aga siis , kui see Humans tuli , vaata siis oli , seal oli see Stylo , vaata see tün-tü-tün , ja , tün-tü-tün , nad veits tün-tün . reinventisid ennast Jah. natukene ja siis tulid nagu Aga niimoodi see- ja siiamaani on suhteliselt sama . aga see The Now Now , Song Machine Season 1 , Strange Times ja Cracker Islandil oli ka paar head lugu , aga need kaks vahepeal albumit , minu meelest nendega neil oli nii , et nad tahtsid nüüd selle vist äkki LP kassett , kokku vähe välja panna . lavid Long- , kassett oli 2018 . ja nad siiamaani lasevad kassette välja . 2020 oli kassett ja Jah. okei , mine muini . aga Ja To siis- Be Released , märts 2000 , No. ongi varsti lased välja ja nad juba esimese singli lasid välja . kassett novelty pärast on juba nagu see , Kindlalt. see , kuidas ta välja näeb ja kõik see nagu. ja siis Collector item . võtad selle lahti , selle lehviku ja tõmbad neid lahti selle . CD-del oli ka. . ja no tal oli see rohkem siuke raamat , vaata , aga nagu ma mõtlen kasseti Jah, see , full see on siuke nagu . akordion. ja akordion jah . no kui sa teed akordioni albumiga muusikat , siis see oleks missed opportunity , et sul on see . kusjuures ma kuulasin , Akordioni ma olen sul rääkinud ka , ma kuulasin Eesti akordionimängija albumit , väga huvitav album on . kus uudist juttu on , ma lihtsalt mingi random näide . aga ei no make sense , et Eesti . Marju midagi oli , something . ta tegi siukest nagu , see noh , see oli siuke muusika , mida ma kujutan ette , et Muumiauru lugudele sobiks taustaks , hästi rahustav muusika . no see kõla on nii nostalgiline või nagu siuke vanamoodne või jaa nagu , mingi , aga ta ei ole häiriv Et- ühestki otsast et on loogiline , et sa teed sedalaadset muusikat ka . ja ta nagu , ta kõlab hästi , aga ta kõlab ajatult . nagu ta kõlab nii , et sa võid ükskõik mis hetkel nagu seda kuulata .
Okay. Ja seda ma mõtlesingi seda, et on see nagu nii-öelda vanamoodne, et see teeb ta ajatuks kohe instantly. Aga mulle meeldib ka, kui eksperimenteeritakse, et nagu ma ütlesin, et etno või midagi, vaata, et sa paned mingi biidi võib-olla ja siis nagu seal ei ole mingit biiti. Aga nagu mingi, sadl, vaata, et ei ole liiga nagu mingi. Tal on pigem need rütmid on niisugused kaasaegsemad. Vaata pilli, nagu ta ei ole kaasaegsemad rütmid, aga pill on nagu vana, aga samas ega ta ei ole mingi tehnobiit. Sest nii väga, kui mulle meeldib kuulata midagi, mis on nagu tänapäeval tehtud, aga kõlab nagu tuleks 100 aastat tagasi või midagi, siis nagu midagi jääb alati nagu kripeldama, et puudu. Et kas on natukene mingi hästi väike innovatsioon peale selle, et on kvaliteetne, et nagu, et ma tunnen, et see on mingi aretus uues suunas, mis me oleme unustanud võib-olla, et see on alati nagu põnev kuulata. Ma olen kuulanud mingit Mongoolia, mingit Throatsingerit, kes teeb põhimõtteliselt Mongoolia etnoträna põhimõtteliselt. Nagu tal on siuksed nagu tummised biidid taustaks, aga siis ta teeb see see The Who või mis vaata see? Jah, see on ka Mongoolia rock. Ja, see on ka. Hästi sarnane on ju? Ei, see on full rock, see Who on. Ma mõtlen sarnane, et nagu see nende kaasajastud, jah. Ja kaasajastud nende klassikaline. Ja siis neil on mingi koha, ma ei tea, seal on mingi, ma ei tea, kas need on kasahhid või need on mingid, no ka sinna kanti, sinna sealt august. Seal on mingi tüdrukute bänd, kes mängib mingid harpi või ühesõnaga ka mingit nagu seda mingit asja ja teevad ka mingit siukest, nad on nagu kes istub pilve peale ei, nagu seda Hiiu kannelt või vaata see, millega see puuluup vaata mängib. Ei, tegelikult see on lahe. Mingit sarnast asja, aga nad näevad, nad riietuvad nagu Mongoolia K-pop nagu veidi, nagu tead siuke nagu need K-popi tüdrukud, ainult et nagu make it Mongoolia ja mingi 1230 või midagi. AI prompt. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis nad on teinud ka mingi crossover lugusid, nagu kus nad mõlemad on nagu seal. Ja see on ikka, see on experience. Ja see on täpselt see, mis ma mõtlen. Et mulle meeldib ka niimoodi, vahet ei ole, kui väga see sobib või ei sobi, aga nagu mulle meeldib näha seda suunda juba, et väga huvitav ja kõik. Ma mõtlen, kas ma leian selle kellegi võõra inimese kreatiivsest niimoodi näha, kuidas ta nagu kasutab seda. Hästi inspireeriv alati. Väga hipi jutus läks. Singing techno. Jah, Ummet, võt see Ummet Orson, jah, ma kohe panen mingi video ka. Davai. Blood is pumping, see Blade. Popular. Võt siin on, näed, võt siin on need biffid ka. Sforza. Tegelikult on see premium ka, aga nagu ma ei viitsi seda sisse logida siia praegu. Pärast login sellega. Järgmine kord login. Issand kui annoying on, ma ei ole nii ammu neid reklaame pidanud vaatama. On ju. Issand, kuidas inimesed üldse YouTube'i kasutavad. Ei, see on hullem kui kaabeltelevisioon. Ja näed? Oota, Altai või? Altai Mountains? Äkki midagi? Või kas see oli location või bändi? Aga Altõn on kuldne, ma tean Mongoolia keeles ja sealt kandist. Nii et see võib olla nagu... No see on väga Eesti riietus. Aga näed, saad aru, mis ma mõtlen nagu K-popi tüdrukud, aga make it nagu... Ja, on küll, jah. Ei no, make sense, et sa liidad kõik, mis tänapäeval töötab ja on populaarne või mis iganes, aga siis sa teed sellest oma ja kõik nagu, et see on õige, kuidas nagu miksida ja hästi panna. Aga ma ei saa seda beati lasta, sest kohe nagu insta see... Õnneks see video võib siin mängida ja kui ma käsi ees on, siis ei copyright äkki. Aga ühesõnaga... Kujutage ette, mis ta laulab. Või pange taustaks, kui see alguse, kus see... Aga ega siin rohkem mingit muutus ei tule. Tal oli üks lugu, oli veel huvitav. No neil meeldib seal kuskil mägede vahel filmida, kõik videod on no aga mõtle, kui hea neil nagu lihtsalt lähed metsa ja põhimõtteliselt filmil nagu neil nagu... Ma ütlen seda kadedusega. Et need mäed ja asjad, mis need on. See on veits nagu siuke rohkem... See on siuke nagu, mida sa kujutad ette, mis on Psy etno. Okei. No see on Psy etnotrans. See smoke tossust. Aga kujuta ette, et seal taustaks on... I love it.
Xanadu, see on mingisugune tulnukas. ei, Xanadu on mingist usunditest ja asjadest, Ja, on ja. püha mingi linn või mingisugune Okei, võib-olla siis ta on kasutatud ka seal. Ja, ma ja. mõtlen, et mingi kalt või mingi asi vaata oli, kus Ja, mingi ja, ufosid ja. uskus ja siis tapsid ennast ära ja siis nad uskusid mingi Xanadut või mingit siukest asja. aga see tuleb kõik nagu mingitest, ühesõnaga No see on täpselt siuke muusikavideo, et ma kujutan ette, et see on sait. meil see telekas näeb see ka päris hea välja. jah, näeb küll jah. Topelt. Väga seamless. Ei no tegelikult on lahe efekt, vaata. Neid efekte kõige paremini. Kuule, päris hästi võtab. On ju? Ja ma vaatasin enne ka seda, et ta nagu mingi see Hawaiian Cat siin, vaata, ta on täiesti seamlessly seda ka. Okei. Aga neid efekte vaata programmeerides on tegelikult kõige parem teha, vaata. jaa. Ja sa saad selle panna otse muusikasse, antakse sulle see track. Keyframe'id ja siis sa saad trackida. Ja siis ta joonistab selle smoke'i sulle nagu et ja sul on nagu arvuti ei jookse lukku nagu sellest, et sa mingi, ma ei tea, teed selle 3D's mingeid asju või midagi. Et jah, visualizerid on mugavad sellega. Siuke siis. Aga oota, mul oli mingi mõte. Jaa, After Effectsis tegelikult tahaks kasutada rohkem seda animeerimis neid asju, vaata. meil on kõik on sellega tehtud. Et oleks rohkem siuke loogiline, vaata. meil on kõik asjad selle koodimise asjadega tehtud. Make sense. Nagu mitte kõik asjad loomulikult, aga väga paljud asjad on. Sest ma olen kasutanud seda, et ChatGPT kirjutab mulle ja see pakk nüüd töötab. See töötab nagu korra, aga nagu sa teed, mida suuremaid progressi sa teed, siis seda aeglasemalt see töötab ja seda rohkem tekib seal nagu crack'e sisse. Ja seal on ka see probleem, et kui sa teed update'e, siis need update'ide kaudu teinekord need asjad enam ei tööta. Ja kui sa tahad nagu sama koodi näiteks kasutada uues projektis ja vead neid üle ja asju, siis seal tekivad mingid räiged errorid sisse. Me oleme näiteks siiamaani oleme 2024 After Effects või 2025 esimese After Effectsi peal, sellepärast et After Effects ei ole nii reliable praegu, et saaks nagu neid uuemaid versioone kasutada. Ja. No ma ei imesta. Ammu oleks vaja mingit teist programmi, vaata. No on, aga vaata samas jällegi see mugavus ja see, kuidas nagu kõik asjad töötavad ja kuidas teised kõik töötavad sellega, see on see ongi see, et vaata see challenge on selles, et sa teed midagi nii intuitiivset, et sa nagu loogiliselt oskad juba navigeerida ja kasutada. Ei, ma ei räägi sellest, ma räägin pigem sellest, et nagu kõik asjad töötavad selle After Effectsi põhjal ja nagu sa saad neid After Effectsi asju kõikides asjades teist nagu üleni kasutada. Või siis kui sul on lihtne üles ehitada see uues programmis, vaata. Ja, aga see peab kuidagi nagu ennast ära tõestama. Ja ma mõtlengi, see ongi see challenge nagu see potentsiaal ja see nagu see koht on olemas, vaata, ja sa teed seda arendada. No vaata, see on sama nagu näiteks, miks ei ole uusi autotootjad või miks näiteks uued nagu rõivatootjad või mis iganes asjad, vaata, mida inimesed igapäevaselt kasutavad, miks neil on nii raske on uut nagu, ütleme siis seda, mida kõik kasutavad, luua. Ja, see on räägid challenge, jah. Ja sama on ju näiteks mis me ennem rääkisime telefonidest, vaata on ju raske, see Nothing üritab vaata tulla, Nothing on päris palju isegi saanud turuosa, nagu nendelt ära, aga inimesed ei taha ju üle minna, vaata, et see on, nagu me ütlesime ka ennem, telefonid on nii kalliks läinud, et kui sa ostad mingi tonn 300, tonn 400, ostad endale uue telefoni, no siis sa tahad, ja sa tead, et sa tahad, et see töötab ja samas nagu jube mugav on ju, ma saan sulle airdropida asju ja mingeid muid asju teha, aga Nothing Phone'iga nagu, sa ei saa neid asju ikkagi teha. See, et sõpradel on iPhone'id, siis oskad kohe kasutada nende telefoni või nagu teha kõik asju, et see ja nende omavaheline suhtlus ja kogu see asi, et see on nii mugav ja turvaline, et seda on, sa peadki tulema samasuguse asjaga välja. Aastakümneid on ehitatud, eks ole, nullist kohaleks seal on väga raske. Apple on ju seda aastast 2005 vist oli esimene kord, kui see Bonjour tuli. Bonjour oli esimene see, mis oli seadmete vaheline ühendus. Ja Apple oli ka esimene ju, mis tegi podcastid. Ja Apple oli ka esimene ju selle levitamise, nii et sa said enda iTunesist nagu inimestele podcasti nagu saata. Ja need reidiad olid ka ju, me kunagi tegime, kui ma olin 14 või midagi, siis me tegime oma raadio ju. Ja ma tegin ka. Streaming link oli. Ja siis teised said kuulata nagu, ja siis me tegime laivis seda. Ja siis me tõmbasime, mul oli Traktori see muusika, see programm.
millega ma said ma vastasin ka mingit siukest asja. Said online, said nagu arvutis DJ pulti nagu põhimõtteliselt kasutada ja siis tegime teinekord õhtuti, tegime nii-öelda piraatraadiot põhimõtteliselt. Ei, see oli lahe, ma nagu siiamaani nagu see Messenger kõik see nii aega jalgu jäänud, nagu ei, seal ei ole toodet vaata, või neil ei ole raha sealt või mis iganes vaata, et siis nad ei arenda seda üldse põhimõtteliselt. Messengeri mõtled Facebooki või? Messenger, kui nad on vaata kõige populaarsem tõenäoliselt, täielik, ta on Facebook vaata, ta on nii... Facebook üldse on nii käest ära läinud. Õudne, täiesti õudne, et see. Aga kõik asjad on käest ära läinud minu meelest. Instagram on käest ära läinud, Facebook on käest ära läinud, Google on käest ära läinud. Kõik on täiesti nagu... Kui konkurent puudub, lähevad hästi mugavaks, lihtsalt pohku. Aga ma pean ütlema, YouTube on aga endiselt hea. Mis sa mõtled? Nagu YouTube'i kasutavus ja see, nagu kuidas YouTube töötab, ma ei oska midagi nagu ette heita. Minu jaoks ka üsna stabiilne, ei saa midagi nagu öelda. Nagu ainuke asi on nagu vahepeal on nagu see, ma tõmban need extensionid peale, aga vahepeal on lihtsalt ainuke see, et mingid asjad, keda sa jälgid, ta ei näita sulle neid, kui nad uusi videosid üles lähevad, sest et sul mingi algoritmid ja mingid asjad ei tööta hästi. Aga eks nad üritavad seda nagu teha nii, et see ei oleks ainult oma selles kajakambris sees. No mina vajutan kogu aeg seda lähed home lehele lähed, siis üleval on need tagid või mis sa oled üliti vaadanud selle põhjal, mida me ei kasuta mitte kunagi, täielik saast nagu. Kui ma tahan, siis ma otsin ise, nagu ma ei hakka klikkima kunagi seda asja seal. Nagu see on üks näide, kus nagu tõenäoliselt keegi ei kasuta neid. Ega ma arvan, et on inimesi. Muidu seda ei oleks, kui inimest ei kasutaks. Ei, ma mõtlen seda, et nad on ka natuke persetavad oma kuradi asjadega vaata, sest neil ei ole väga konkurentne. Aga minu meelest nad üritavad... kõige lõpus, selle tagide kõige lõpus on new to you tag ja kui sa selle peale klikid, on näiteks selle videosi, mis on täiesti värske kraam sinu jaoks, mida sa veits inspireeritud sellest, mis sa vaadanud, aga nagu muidu on sul nagu kanaleid, mida sa ei ole kunagi näinud või midagi. Mul näitab ta seda minu home feed'is ka. Ja siis, home feed ka üldjuhul teeb seda, aga kui home feed on nagu, teed refresh ikka ka enda sama shit, siis paned selle, siis ta paneb seda täiesti värske kraami. Ja siis peidavad seda sinna lõppu ja vahel tuleb väike banner, et new to you, tahad värske kraami, et siis saad sellele klikkida nagu. Ja siis ma kogu otsin seda sealt nurgast järgi, et midagi panna peale, et magama minna, siis mängib. Ma ütlen ausalt, see YouTube Premium on parim asi, parim subscription, mis mul on. See, et nagu sa saad skipida isegi neid, vaata, kus nad loevad ise video sees reklaame. Selleks on Chrome'i extension on tegelikult. Ja, aga nagu inimesed ise kasutavad, siis skipib minu eest. Ja nagu kõik need reklaamid, kõik asjad ja see YouTube Music seal sees ka veel, et nagu see koostöös nagu kõik on nagu ja ma saan jagada seda inimestega veel. Mul on praegu, mul on 4 accounti sellega ühendatud ja ma maksan ühe selle palju see oli mingi 15 euri või? 20 euri. 20 euri või? Aga ma saan 4. See on 4, okei, aga ja see on YouTube ja YouTube Music, mul näiteks Spotify või mingit sükst asju ei ole üldse. Nagu no it makes sense, et kui sa paned nagu ühe alla, et sul on muusika ja video on ju, aga ma olen häkkides saanud nii kaugele, et mul ka ei ole YouTube'is reklaame. Ma tean, et seda saab, aga nagu ta on veits, nagu see, kui mul oli premium, see oli sitaks parem, obviously. Ja nagu see YouTube töötab äpist, vaata, ja nagu sa saad kinni panna ilusti ja vaata, kõik töötab. iPhone'ile, kui sa tõmbad Brave browseri, mul on, siis sellega sa saad, see on tipp ka, keegi tahab normaalselt YouTube'i vaata, ta blokib need reklaamid kõik ära ja kui sa paned ekraani kinni, ja Brave töötab ta mängib ikka edasi. Brave on ülihea browser. Et see on ainukene, mis nagu töötab see Brave on nagu so far so good, the best browser, sellega saab igast neid actually blokib asju. Neid linke ja igast muid videosid ka vaadata nagu interneti lehekülgedelt, mida ei tohi vaadata. Ei, Brave on näeb hästi kole välja ja ta on hästi mingi krüpto vaata. Aga tal on kõik muud. Aga ta töötab hästi. Ja, aga kõik muud asjad tegelikult töötab hästi. See hästi siuke tehniliste inimeste browser vist. Aga kusjuures ongi, ainult inimesed, keda ma tean, kes kasutavad seda, on need inimesed, kes on mingi veidi programmeerijad ja mingid üksed. Ja, see on mingi, ma kasutan Brave. Nice. Ja siis saad nendelt inimesed ka, mis sul on? Sul Brave. Nice. Nagu üldse, et Chrome on kuskil vaata. On nagu minu jaoks nagu mingi, et nii palju on alternatiive sellele, et nagu Chrome on nagu viimane, mis sa võiks kasutada nagu. Chrome on hästi palki, aga nagu samas kõik asjad on Chrome'i põhjal tehtud. Mõtlengi. Brave on Chrome'i põhjal, kõik nagu Firefox on ainuke, mis ei ole Chrome'i põhjal tehtud niimoodi, aga kuigi Firefox kasutab ka
Chrome'i mingit koodi nagu . ja oota ja Chrome põhimõtteliselt hoiab Firefoxi üleval . kui Chrome kotti läheks , siis Firefox oleks pankrotis . ei no Firefoxil ammu läks nii putsi kõik , et Ei, nagu- ime , et nad üldse eksisteerivad . ei , see on tänu Chrome'ile . Chrome hoiab Firefoxi ja. elus , et Ei, oleks konkurentsi ma mõtlengi, , et sest nad- et muidu nad oleksid selline monopol ja Chrome maksab Firefoxile mingit raha , sest et vist nad kasutavad mingit iidamast aadamast ajast mingit Firefoxi koodi vist või midagi ja siis nad maksavad nii-öelda Firefoxile seda nii-öelda tasu , mida nad ei peaks tegema , sest et nagu nad oleks võinud ammu sellest , nad on ammu edasi liikunud või mis iganes , ühesõnaga see tuletab meelde , et ma ükskord tõmbasin mingi , ma ei tea , kas see oli mingi videolaadimise , allalaadimis mingi lisa või midagi . ühesõnaga oli vaja tõmmata mingi extension Chrome'ile , noh nii-öelda Chrome'ile , Brave'ile onju , mis lubas Firefoxi extensioneid . et võib-olla see on see lüli või midagi kuskilt . midagi seal on jah . mingi üleminek . ma lihtsalt kuulasin mingit Lex Friedmani podcast'is kuulasin ühte venda , kes tegi Ruby koodi , ma ei tea , kas sa koodi , ma ei tea , kas sa tead või tea , ma ei teadnud munnigi sellest . ma olen kuulnud küll , ma olen kuulnud kõiki neid , ma ei tea mitte sittagi nendest , aga ma olen Ühesõnaga, kuulnud ma mingi Python ja jah. Ruby ja ühesõnaga , JavaScript . kes selle nagu põhimõtteliselt lõi , selle koodi okei . ja no me elame selles ajas , kus need inimesed on elus , vaata . jah , tulevikus on see , et jaa , see inimene ta tegi ja . ja tema mingit seda asja kasutavad mingid Shopify'd ja mingid muud asjad ja nagu suured need asjad , seda tema mingit asja . ma isegi ei tea , mis see on , ma reaalselt nagu no see on programmeerimiskeel , Jah. vaata , kuidas sa midagi Aga- lood just , onju . nagu huvitav oli kuulata , kuidas ta räägib sellest lihtsalt tema maailmavaadet nagu ja kuidas ta suhtub sellesse ja mis seal toimub üldse ja kuidas need omavahel on nagu seotud . ja noh , ta rääkiski sellest , et nagu põhimõtteliselt Chrome hoiab , Google hoiab Firefoxi okei . No ta teab. elus , no ta teab jah . et aga jaa , see oli hästi huvitav kuulamine , sest et Eesti , nagu ma sain võib-olla mingi nagu tehnilisest asjast ma ei saa muhviga aru midagi , okei , ma sain , kuigi nad rääkisid niimoodi , et sa saad aru . okei . Nad ei rääkinud nagu nii , et kohati läksid nagu tehniliseks , Tehni- sest et Lex räägib ka vaata seda koodimise keelt ja ja asja . kohati nad läksid nagu mingisuguseks nagu Lex tehniliseks flexis . raudselt ka . kusjuures ei , ta on nagu , ta on päris tagasihoidlik , aga ma saan aru , mis sa tegid siin . ma saan aru , mis sa tegid siin . aga väga huvitav kuulamine oli jah , sest et see on nagu minu jaoks nagu täiesti teine valdkond ja huvitav on kuulata Ja. teise valdkonna inimesi rääkimas See on- asjast , millest sina ei tea muhvigi . aina suuremat rolli mängib nagu üldse maailmas see koodimise asi , vaata , et see on tegelikult mingi noh , nagu mingi umbes , et me räägime kõik inglise keeles , aga sa ei oska inglise keelt , siis sul jääb nagu puudu vaata millegist . et see koodimine , programmeerimiskeel , kõik see ka hakkab muutuma vaikseks selliseks mulliks , mida nagu me just , ei mõista mäleta , nagu. kellega me rääkisime sellest , oli see just , et rääkisime mingitest koodimiskeeltest ja siis ma ütlesin , et tõenäoliselt seda keelt räägib rohkem inimesi kui mingi 50% maailma keeltest . sest et nagu enamus keeltel ei ole nii suurt kasutajate baasi , kui on mingi koodijate keeltel . ja kui mõtle , kui palju inimesi on , kes kirjutavad koodi , et see maht inimesi , kes seda koodi kasutab või seda keelt kasutavad , on meeletu ja ma ei mõtle selle peale , kui palju nagu , et see on full teine maailm lihtsalt . jah , oma keel ja inimesed kirjutavad ja suhtlevad ju sellest põhimõtteliselt . kui sa võtad teise inimese koodi , siis see on ju tema kiri sulle ja , sisuliselt . ja , täpselt . ja kas sa saad sellest aru või sa ei saa sellest see on õiges järjekorras õiged tähed , eks ole , jah , õiges kohas ja siis sellest tekib midagi , vaata , läbi mingi teise meediumi asjad . ma räägin , see on hästi huvitav kuulamine oli , et mitte nagu selles mõttes huvitav , et ma nüüd olen mega tark või midagi sellest , aga pigem lihtsalt , et seda maailma näha Jah. veits onju . ja mul tuli meelde , et Ruby , Perl , vaata nad lähevad nagu kalliskivid Jah. või midagi , et see ja see JavaScript oli ka vaata see , et Java nagu kohvi mingi ja siis mingid teised olid ka mingi kohvi nimelised midagi . JavaScriptil on ju see logo on ka ju kohvi tass . ja just , see on alati jah sellest tulnud , et kohvi koodimine whatever . aga et see on huvitav . mulle meeldib , et seal on noh , mingi siuke et sa saad kohe nagu noh , et ja kalliskivid või mingi kohvijoogid või matša on näiteks olemas nagu JavaScripti Võib-olla küll, laadne mingi matša . noh , samamoodi läheb nagu mingi võtad mingi siukse kategooria , et see on , ma ei tea , Linuxid on võib-olla teinud siukest sarnast asja . jah , et nagu mulle meeldib näha , et on nagu see Areng. järjepidevus või mingisugune , , et sa oskad kohe nagu , saad kohe aru , et tegu on selle
ma ei tea, programmeerimiskeelega või midagi. Ma ei tea. Okei, aga ma käiks just kusel. Mõtles äkki teeme soovituste ringi. Me oleme mingi 1,5 tundi rääkinud. Davai. Me oleme natuke vähem, aga nagu... Mul on soovitada. Aga soovitusring. Soovitusring. Ma just mõtlesin, ma vaatan korra endal seda YouTube'i musical seda. Sul on siin või? Jaa, on küll. Et äkki ma leian siit nagu midagi, mis mul tuleb meelde, et ma olen kuulanud. Muidu mul ei tule üldse nagu meelde. Jaa, mul on sama, jah. Nagu vaatame. Liked music, nii. Mida ma kuulasin siin hiljuti? Kate Ranada lasi uue albumi välja, aga see ei olnud midagi väga huvitavat. Ma ei tea seda artisti. Kate Ranadat või? Kindlasti sa oled kuulnud võib-olla mingi lugu, kui mängib, siis võib-olla tean, jah. Vot, ma võin soovitada. Väga lihtne soovitus. Duke Dumont lasi välja äkki 6 aega tagasi. Mõtled, see on tuttav nimi küll, jah. Duke Dumont on, vaata, kindlasti sa oled näinud seda, see oli viral video oli, kus oli siuke albiino must mees, oli nagu pandud näoks, red light, ja siis oli see nagu suur hall oli, ja siis nagu nägu oli pandud nagu selle musta, suure ekraani taustaks, ja siis see nägu tuli välja, red light, see oli vaheb mingi paar aastat tagasi oli põhiasi. Nimi on tuttav, võib-olla ma lugu tean, aga ma ei ole äkki The Giver, see you're the special someone that makes me wanna give it. Mingid, ühesõnaga, sa tead kindlasti neid lugusid. Me ei saa panna, kui ma ütlengi, mul on nagu see nimi on nagu nii, et ma olen The Giver, siis... Kohe, kui sa paned peale, ma olen jaa. Ühesõnaga, nad lasid välja uue albumi, full album. Ma arvan, et neil oli seal äkki 17 või 18 lugu. See oli siuke enam-vähem normaalne album. Ja tegelikult ma võin vaadata, mul oli see sinna sama sees. Ja see oli kusjuures otsast lõpuni nagu kuulatav album. Union on albumi nimi. Kurat, 12 lugu oli hoopis. Ta on võrdlemisi uus tegija ka. Duke Dumont või? Ei ole. Ta on nüüd juba 10 aastat muusikat vähemalt läinud. Või ma mõtlen, kui ta nagu nüüd mainstreami lõi oli, nagu sa ütled paar aastat tagasi või? Ta esimene lugu oligi The Giver ja see oli 2015 äkki või? Okay. Ma võin eksida. Ocean Drive oli ka. Seda on 1,1 miljardit korda kuulatud YouTube'is. Okay. Ma kindlasti kuulnud siis. The Power, ühesõnaga, neil on päris palju lugusid ja neil on kindlasti lood, mida sa ei tea, et on nende lood. See on väga tihti, eriti on siuke mainstreami. Ja ma võin kindlasti soovitada, mida ma tahtsin soovitada, on minu selle suve bänd on Sophie Tucker. Sa kindlasti tead mingit paari lugu. Drinke on nagu... Kuidas sa kirjutad seda või? Drinke on nagu nende üks tuttav, nagu vana lugu ja see oli kusjuures nad COVID ajal tegid selle loo. Ei, enne COVIDit. Kuidas sa kirjutad see? Sophie, S-O-F-I T-U-K-K-E-R. Sophie Tucker. Okei, väga huvitav. Ja Drinke oli neil esimene lugu, mis nad tegid. Ja see ei olnud COVID ajal tehtud, see oli neil lihtsalt ja see sai kohe räige hitt. Nagu nad lihtsalt tegid ühe loo ja sellest sai hitt. Oota, milline lugu? Drinke. Nagu drink. Leidsin. Leidsin. Sellest on nii palju remix'e tehtud. Sellest on täiega bängerid, house'i mix'e ja mingid asju. Throw some ass. Ja nüüd nad on nagu, ja see mul selle suve lugu on Pick Up the Phone. On mul selle suve nagu siuke veits suve hitt. Davai, oota. See on siuke semiklubikas, aga päris ei ole veel nagu, ta on siuke warm-up, siuke, tahad nagu head vibe'i saada, nagu siuke. Paab veits tuju sisse, et väga hea, oota. Mis see? Pick Up the Phone või? Ma ei leidnud kohe. Ma panen selle ka, ma pärast kuulan. Mõlemad. Ma otsingi uut muusikat ka, nii et. Ja siis ma hakkasin raamatuid lugema. Nii. Nüüd kui ma iPadi sain, siis ma hakkasin raamatuid lugema. Sest et ma kunagi lugesin ka nii palju lihtsam raamatuid saada. Seal on ikka see efekt, et
Oo, et sa vahetad seda . ja. Full see efekt on nagu sees . Nagu... see on samamoodi nagu see klaas , vaata , mis ma rääkisin , Jah. et on iga väike see kumerus jookseb niimoodi ja läheb niimoodi Jah. ilusti . Nagu ja see nagu . ja sa saad vältida seda nagu niimoodi , et see nagu... Aga ma ei tea , miks ta mul full screen'is oli , sellepärast ta oligi nii weird . näita videosse ka . Oota kohe . Ma ei tea , kuidas ma saan seda näidata . Jah. See ei ole põhjus . tehnoloogia . Tehnoloogia . Tirane . see on nagu mingi Facebooki video või see Messengeri video niimoodi . Kunagi siis , kui... nagu täiesti ebavajalik on ju . Aga see on aga nii samas see rahuldus , on nii nii rahuldus ja, tekitab . nagu väike asi ja siis see , et sa saad seda teha , ma nagu kuidagi nagu sul tekib siuke tunne , et see it's worth . Ta võiks heliga teha . nagu annab nagu väärtust juurde . Ta võiks seda heliga teha . jah . kusjuures Mr Opportunity tõesti , sound effects for iBook nagu . Aga ma ei hakkasin aega vaadata , mis lugema , raamatu pealkirjas on , sest draakoni häält ja . aga ma hakkasin lugema Empyrean series , mis on mingi räige Empyrean series ma . olen kuulnud seda jah . Võib-olla , sest et see oli mingi best sellerite seas . ma lihtsalt vain mingi , peaks midagi lugema hakkama , võtsin mingi , okei , mis mingi top raamatud on , mida inimesed loevad . Empyrean series , Dragons and shit , ma mingi davai , let's go . ja lugesin 3 raamatut läbi no nice . et täitsa töötab . ja väga siuke teenage siuke nagu mingi asi , aga väga kas ta ei ole vana seeria või ? ei , see ammu praegu , kirjutatud ? Ei, see on ei, nüüd värske või ? see 3. raamat tuli selle aasta alguses välja ja peaks see aasta lõpp või järgmise aasta keskel peaks tulema , ei see aasta lõpp kindlasti ei tule , järgmise aasta keskel võib-olla tuleb 4. aga Amazon ostis juba õigused ära ja sellest hakatakse juba ma tahtsin just öelda seda , et tänapäeval nagu eriti kui see ongi nagu siuke hiljuti kirjutatud asi , eks ole , siis nad kõik üritavad bankida selle peale , et sellest muutub mingi hitt , et on see teenage stuff , et mingi Hunger aga Games see ja , seda müüdi Harry isegi , Potter seda ja- raamatut müüdi meil Eestis isegi nagu suvalises raamatupoes , ma vaatasin , et seda oli 2 versiooni . oli collectible version ja oli ka see regu version nagu Oh, hardcover ja softcover . ma olin üllatunud , et see nagu , eesti keeles või inglise keeles ? mis keeles ma see ei oli ? vaadanud . sest et nagu see maksis mingi 37 euri , siis ma olin nagu , ma saan selle e-puubi saan mingi 14 euriga ja või siis Pirate Bay . kohtadest . Pirate Bay . ja . kui ma pean ütlema , ma 2 tükki pirasin , ühe ma ostsin ma olen teinud niimoodi , et ma pärast ostan järgi vaata . ja ma ühe ostsin sellepärast , et seda ei olnud niimoodi nagu normaalselt kätte saada , siis ma olin nagu fuck it , ma selle ostan . kui on actually nagu hea väärt raamat ja asi . Jah. aga nagu kui ma võib-olla , kui ma nüüd selle Vaatasin. 4 , kui ma selle seeria ära loen , siis võib-olla ma ostan endale kunagi need , päris raamatud on ju . et panna nagu sinna . ma olen sama teinud raamatutega , mitte sama teinud , aga sama mõelnud teha . Aga ma olen teinud ka osade läbi raamatutega lugenud nii. ja mis ma tean , et ma tahan võib-olla uuesti lugeda või et on hea võtta . aga sama näiteks see muusikaga ma mõtlen , nagu näiteks , et no, mina nüüd mõtlen , vaata me ennem rääkisime muusikast ja sellest see nüüd läheb see soovituste asjast läheb välja , aga lihtsalt , et nagu kui ma Youtube'i kasutan nagu selleks , et nagu kuulata uut muusikat , siis ma pigem tahangi osta nagu see CD ja vinüüli sellest , mida ma päriselt nagu nendest albumid , mis mulle nagu , mida ma tahan veel kuulata . absoluutselt jah , makes et sense . ja need vinüülid võib-olla ma tahan ainult nendest albumitest , mis on nagu väga special albumid , CD-d võib-olla nendest , mis mulle meeldivad ja siis muu on nagu , saad ise nagu kas kirjutada või saad nagu , ongi noh , kuulad striimid või mis iganes ja , asju . ja , ja et ja kõigil siis , on oma nagu point Jah. ja see kõlab hästi . et ja siis sul on nagu ka endal noh , ma ei tea , nagu tekib sihuke nagu seostus või asi mingite asjadega , et see on täiega thing , et see , et sa füüsiliselt omad seda , sul on nagu selle hind , Jah. sa hindad seda palju kõrgemalt ja väärtustad seda kuidagi , tal on see hoopis teine asi , ma olen täiesti nõus . et mulle meeldib ka nagu , kui mingi asi on . ja seepärast minu arust mul ongi tunne , et võib-olla inimesed ei kuula nii palju muusikat enam või ei hinda enam nagu niimoodi seda , sest et see on nagu noh , see on nagu tasuta kätte saadud , sa ei nagu ei enamus ajast inimesed ei tea , mis nende lemmiklaulu nimi on , Jah. vaata . ja see on minu meelest nii halb , et nagu aa jaa , vaata tead see blablabla , vaata nagu , et noh , ma ei tea , sellepärast võib-olla ongi see nagu , miks see kogu see asi nii niimoodi käib , et inimesed ei ole sunnitud enam neid asju ostma
ja siis see läheb nagu sul ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja ja nagu ja nii ongi noh. Darling, hold my hand. Kõige populaarsem laul maailmas. Tea küll, noh. Ja see tasuta sisse programmeeritud reklaam sulle ajusse. Need kõik kogu aeg kuulavad seda. Parim reklaam evel nagu. Tõesti perses. Nagu see on, miks inimesed ütlevad, et keel on viirus või ideed on viirused või nagu that's how it works, noh. Aga? Mul oli, kuna ma olen suur Alieni see film, nagu see seriaal. Siis seriaal on, vaata. No. Ja seriaal on siuke, et... Ma olen esimesed 2 osa ära vaadanud. Ta on siuke okeikas, et selles mõttes ta käib üle kõik need samad asjad, mis ma 100 korda olen näinud, on ju. Ja siis ta kuskil poole pealt hakkab tooma asja sisse, mis on uued ja huvitavad. Aga lihtsalt seal oli üks osa vist äkki 5, mis on nagu kinda eraldiseisev ülejäänud story'st. Ta nagu täidab lünga mingile... No tegid seda Last of Us'i asja. Jah. Kus vaata Last of Us'is oli ka vaata see üks... Kes see on see kuradi... Sellest Parks and Rec'i vend, see... Ja. Ron Swanson. Jah, mis ta nimi on, ma ei saanud öelda. Ma ka ei mäletan. Oota, Nick Offerman. Jah. Näe, 2 peale. 2 peale panime kokku. See Nick Offermani osa, vaata. See oli ka vaata see eraldiseisev osa. Just on, et sa võid seda niimoodi, et sa ei pea tervet sarjata vaatama, vaata ainult see osa. On ju, et see on sarnane seal ja siis ta lihtsalt täidab lünga mingile viidatud sündmusele, on ju. Ja siis ta... Mulle üldiselt need üldse ei meeldi. Ja siis ta... Aga ta... Mis osa on põhimõtteliselt nagu sama nagu esimene film. Ta näeb välja täpselt nagu esimene film, filmitud kõik need asjad, hästi tegelased jauravad, bla, asjad juhtuvad, põhimõtteliselt täpselt sama asjad toimub, aga ta on piisavalt nagu huvitavalt ja nagu mingi tänapäeva mingite väikeste asjade, kuidas inimesed räägivad või mis toimub. Uute lisadega, et ta mõjub piisavalt freshilt, et oli niimoodi, et ma vaatasin seda, et holy shit, see on actually sitaks hea. Nagu ma ise mõtlesin seda ja pärast, kui ma netist vaatasin, inimesed kiitsid seda räigelt, et parim osa ever, on ju. Siis ma olin nagu mingi, tänk ka, et ma ei olnud ainuke, et ikka päriselt, nagu ma ei kujutanud ette seda, et see on hea ja siis ühesõnaga, et kui see sari võib-olla ei huvita, siis see osa ja kui see Alieni film on huvitav, siis see üks osa on nagu ülihea nagu, sest vaata. Ei, ma selle esimesed 2 osa vaatasin ära, sest et siis rohkem ei olnud. Ja nüüd ma ei ole lihtsalt vaadanud. Nüüd on terve sari. Saad pinsida. Oota, kas see oli Disney's või? Minust on Disney, jah. On küll Disney, jah. Jah, siis mul on olemas. Mul on, tänu Kikule meil on see Apple TV ka. Kui keegi tahab vahepeal mingit subscriptionit nagu ära ditchida ja vahepeal ühte võtta, Apple TV on haigelt hea. Seal on Apple TV-l on see enhanced audio, nagu enhanced speech audio. See on nagu nii hea. Mul oli selle... arvutiga oli tasuta kaasasse. Ja, just, kui sa ostad uue mingi Apple'i seadme, siis sa saad selle paariks kuuks tasuta. Ma mäletan, ma vaatasin jah, et neid nagu momendis, kui väga intuitiivne töötas nii mõnusasti. Ainuke asi, mis seal on, seal ei ole, näiteks ma tahan filme vaadata, seal ei ole eraldi seda, et sa saad eraldi filmid valida. Oh, really? Ja, aga see ei tule selle peale, sest et ta nagu pakub sulle nii palju asju, et ta panustab sellele, et ta teab, mida sa tahad. Lihtsalt vajuta midagi. Jah. Aga kui sa midagi otsid või tahad, nagu, siis see on nagu natuke nagu nii. Aga nagu kogu see interface ja kogu see asi on minu meelest päris nagu, see töötab nii mõnusalt. Ja ta töötab, kui sul on siis Apple TV, et teleka küljes või? Ei, mul ei ole seda. Sa mõtled lihtsalt see subscription. Ja kui sul on Apple TV näiteks. No siis see töötab kindlasti paremini. Mul on PlayStationis ja siis mul sain uue digiboksi, sest et me digiboks oli nii vana. Kas nüüd üldse tehaks, kas telekal endal ei olnud siis? Mul on nii vana digitelekas. Mul on täpselt see enne seda, kui see Androidi TV-d ja asjad said nagu... No mul oli nii vana telekas. Minnes ka ei ole tegelikult nii vana. Mul on mingi... Nagu minul oli kindlasti vanem telekas, et tal oli see digiboks. Mul on mingi 7 aastat vana telekas või 6 aastat vana telekas. Aga võib-olla nad teevad tänapäeval võib-olla selle... Mul on Sony lihtsalt ja Sony lihtsalt oli nagu... ma sain täpselt selle mingi aasta või pool aastat vana generatsiooni teleka, kui nad nagu selle Androidi nagu full sisse võtsid endale. No tegelikult siis
aga ühesõnaga selle digiboksiga, nüüd mul on full nagu Androidi TV nagu olemas. Aga sellepärast, et ongi, sest teil on mitte digiboks enam, vaid ongi see Android TV. Põhimõtteliselt. Ja kui sa Android TV tahad, siis on niikuinii on vaja seda boksi. Jah, et ühesõnaga see on nüüd olemas. Ja siis sealt saab, või siis teine variant on PlayStation lihtsalt ka nagu selle... Ja PlayStation alati on see Media Station ka. Ja seal on, mul on enne kui seda digiboksi, mul oli seal Disney ja see muud asjad olid nagu... Ja sa ei see panna, jah. Sest PlayStation isegi müüakse seda pulti, vaata. Et sa saad nagu play pause, mis iganes. Ma ei tea, kas see teistel telekatel ka töötab, aga kuna mul on Sony telekas, siis paned lihtsalt PlayStationi tööle ja sa saad puldiga, saad PlayStationis ringiga ja tavalise telekapuldiga nagu. Veel parem. Ma ei tea, kas see teistega ka töötab või mitte, aga... See on üks ilusamaid neid intuitiivseid lahendusi, mis ma olen kuulnud. Makes so much sense, et kui sa ostad samad asjad, siis töötab. Et ei pea ostma seda pulti ära. Siis ma ise mõtlen selle mängupuldiga juhtida telekat nagu kuidagi nagu... Ei, selle äpis ei ole üldse nagu... Ta ei ole halb, aga ma vihkaks seda minu pärast. Ei, aga ta on suur. Pult on nagu hoopis teine asi. Et see telekapult, et nagu see on mugavam. Aga ei, see telekapult nagu... Sa pead ainuke asi on see, et sa pead nii-öelda kasutajasse sisse logima selle PlayStationi puldiga ja siis sealt edasi läheb see telekapuldiga, sa saad seal ringi käia. Ja. No see on väike asi. Et põhimõtteliselt on lihtsalt see, et sa vajutad seda PlayStationi nuppu, vajutad ühe korra X-i ja there you go. Ja, okei. No see on hea. Sony, kui nad pingutaks rohkem, meil oleks väga tugev see... Kui nad oma telefonid oleks normaalselt teinud nagu, ja nad teeksid natuke odavamalt neid. Neil oli omalaadne stiil, ta nägi täitsa okei välja, aga nad tegid jälle mingi 50 mudelit, et nagu läks mudruks ära, vaata. Nad ei osanud jah kuidagi. Vaata, iPhone siiamaani, vaata, tavaliselt laseb 2 mudelit välja, nüüd laseb 3, vahepeal 3, aga nagu that's it, et nad saavad need kõik näevad ühtemoodi välja, et sa nagu arendad ühte asja lõpuni perfektseks, nii hästi kui saad, kuule, aga siia lõppu, võib-olla soovituste lõppu, sa oled kindlasti neid uusi iPhone'e vaadanud, mis sul muljed on sellest nendest kolmest versioonist? No tegelikult mulle hakkas meeldima see oranž, sest ma ei ole näinud sükest iPhone'i. Seda Pro meeldis sulle, jah? Jaa, et see... See oranž näeb sitaks lahe välja. Ma täna käisin korra Viru keskus, ma käisin lihtsalt sealt mööda ja siis ma olin nagu mul see minut on. Siis korra vaatasin neid, aga see Air näeb minu meelest lahe välja. Ja Air on päris tuus. Ja ma korra proovisin seda kaamerat, nagu mõtlesin, et kõik on, et sul ei ole seda wide camerat või midagi. Siis ma olin nagu, kui hull see siis on. Ja siis ma olin nagu, nii hull. Nad on need lüngad täitnud küll niimoodi, et nagu vanemate mudelite, vanem mudel oli mingi Pro, ütleme mingi 15 Pro Air on parem kui 15, mingi umbes... Aga nagu, mind huvitab, nagu ma ootan nagu see, mis need on, sest et mulle meeldib küll mu telefon, aga see aku on... Mis sul oli, 13, 14? 13 mini. Ja. See on juba paras aeg küll. Mul on, kui ma hommikul siia jõuan, siis mul on 60% akut. Ja, see oli, miks ma vahetasin ka, sest et mul oli ka aku oli... Ja kui ma päeval siin ei lae, siis ma koju ei jõua selle aku. Ja, okei, no sul on juba päris mõnis, jah. Et aga see 17 on küll, lõpuks vaata muutus disain ka kõik, ja on nagu... Aga see Pro tundub ka huvitav, aga samas... Aga mõistlik aeg uuendada. Vaata, ma saan aru, et Pro asjadest, aga ma ise mõtlen selle pealt, kuna ma teen pilti, siis ma teen kaameraga pilti, nagu päris kaameraga pilti. Ei no, ta on need kohad, kus ei ole kaamerat kaasas. Ma tean, aga nagu samas need teised kaamerad on nagu minu meelest juba nagu nii head juba. Aga see on minimaalne... Kas mul on tõesti vaja seda 2 tonnist telefoni selle jaoks, et sellel ühel hetkel, kui ma juhuslikult teen seda, et siis mul on see ülilahe video või? Ma ise mõtlesin päriselt, et nagu millega ma õigustan ja kusjuures mina võiks ju ise mõelda, et ma olen Pro kasutaja, nagu et ma oskan seda kasutada ja ma oskaks seda nagu päriselt nagu kasutada, aga kas ma päriselt kasutan seda? Et kuna sul on vaata väiksem telefon ka, et siis see Air on ka hästi kerge ja kõik see, ja vaata need break testid ka on jumala hästi vastu pidanud, ma ei tea, kas sa oled näinud, vaata. Ma vaatasin, Cherry Rig everything, jah. Lükkas selle kuradi mingi... Ma ei tea, kui palju, mitu seda kilo ta sinna pani. Mingi 200 midagi seda USA ühikut. No see oli päris crazy, et kätega ei saanud sellega hakkama, aga nagu... Aga ma katsusin täna seda, ülitugev tundub. No titaaniumi, mis nad kasutasid seal.
et ma arvan, et see upgrade oleks väga nagu Aga see on päris kallis. väga loogiline sinu jaoks. Ei no ma ostsin ka selle kuradi 16 Pro üle pool aastat hiljem 8 sotiga. No. Siit tagant on meits klaaskait. Et ma ootan ka natuke aega, ma vaatan, kuidas need katsetused asjad lähevad nagu ja kuidas seda akud vastu peavad, sest ma olen aru saanud, et ega see aku seal Airil ka nii hästi vastu ei pea. Ja ma muidugi kontrollisin ka, et battery health 100% vaata, et kui ma ostsin ja et nagu midagi muud ei tundunud viga, et kõik oli korras vaata. Noh, väikse mingi defektiga vaata, et kui see tõesti inimesi häirib, siis I don't give a shit, nii on case ümber. Mul ei ole. Ja ma ka alati iPhone'i elu hea lõpupoole võtan case ära, siis ma pohvani. Ma olen see freeballing. Okei, aga tõmbame otsad kokku. Jah, oli väga tore. Tšau, Carmen. Tšau, Carmen. Ja paka! Paka! Nüüd on tõesti paka.